Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Nüüd ma kõiki kutsun võhkaritesse. Sealpool ekraani Märt Kuik. Siinpool ekraani on Jääger Andreas. Ja te puletid. Andrease puletid. Armas koht nimega Ülenurme, kus juhuslikult elab ka võhkarite saatejuht ja lasteraamatu Hambald ja Selmine ja päästetud kuningriik, autor Andreas Jääger, tegeleb taaskord veidrate asjadega. Laupäeval ilmus Ülenurme Facebooki grupi postitus, mille tegi eestipärase nimega isik Brave Flamingo 7476. Postitus sisaldas 2 küsimust ja palju pahameelt. Brave Flamingo 7476 küsis, et kas keegi teab, mis Ülenurmes toimub, kes või kus midagi põletab või põleb. Tuli välja, et Vapra Flamingo peres on kõikidel sellest kohutavast vinguhaisust juba peavalus. Vapra Flamingo teadis täpselt, et hais hakkas levima kell 12 ja tuleb ventilatsiooni kaudu neile tuppa, nagu kommi toob päkapikk jõulude paiku. Brave Flamingo 7476 ei saa üldse aknaid avada ja sellises õhus on võimatu magada. Veel kurjustas ta selle tõttu, et norme vastuseid keegi ei tea, tema sõnad, vaid jälle mingid klähvivad inimesed end välja elama tulnud siia vaid. Ka tema sõnad. Vapper Flamingo oli pahane, sest tema soovis lihtsalt infot, et ehk keegi teab, kust tuleb. Kahjuks aga on ikka see hais õhus ja Vapper Flamingo 7476 lapsed läksid peavaluga magama. Ise Vapper lind und vapsee ei saa, sest see on ikka mega rove hais. Kes tema mure peale ilkumist tarvitavad, neile ta soovis kõige halvemat vastu. Anonüümne kirjutaja vastas talle, et on grillijooaeg ja Vapper Flamingo võiks linna kolida. No siinkohal tegelikult ma tahaks Vaprat Flamingot kaitsta öelda, et tegelikult mulle pole midagi öelda. Ülenurme tegelikult siin kandis elavatel inimestel on vist ving emapiimaga sisse joodetud. Ülkus ju koer ei tohi haukuda, lehm ei tohi muu teha, autosid ei tohi tänaväärde parkida ja viimaseks on keelatud ka grillida, sest Brave Flamingo koos oma lastega ei saa magada. Tõeline traagika. On. No, Õhtulehe Uhuu saates Puuduta mind käis külas selgeltnägija Maila Paalmäe. Maila rääkis kurva loo sellest, kuidas perefoorumis mingi X inimene hakkas ajama mingisuguseid kuulujutte tema kohta. Kirjutati, et Moor on vana joodik, ilge vanamutt, kes võtab pudeli viina eest abivajajaid vastu. Malts ei saanud teada, kes seda sitta sealt suust välja ajas, kuid siiski suutis enda laimale teha ühe koletu asja. Nimelt teadmata, kes see munn oli, saatis ta halva energia kõik sellele peenisekujalisele laimele tagasi. Raisk. Küsimuse peale, kas Maila teab, mis sellest hirmsast inimesest sai, hiljem peale seda siis, kui ta kõike halba soovis. Vastas Maila, et ei tea. Aga tekib siiski meil ju kõigil õigustatud küsimus, mis kuradi selgeltnägijaga siin vapsee tegemist on, kui te ei suuda isegi fucking internetis oma nime alt laimu esitavat mähkarit tabada. Häbi, Maila, häbi. Tõe huvides siiski pean mina mainima, et kui inimene ei nimetaks ennast selgeltnägijaks, siis kindlasti ei jaasiks ohvri kallal. Muide, selgeltnägemist ei ole olemas! Jätkame. 3. bullet. Räägime autojuhi lubadest. Tean nii mõndagi inimest, kes juba ammu alustasid juhilubade taotlemist, läbisid ka sõidutunde, kuid ühel või teisel põhjusel ei ole suutnud teooriaeksamile 1-0 teha. Ärge muretsege, kes harjutab, see load saab kätte. Õhtuleht andis meile teada, et Poolas oli üks peeniseomanik, kes sooritas autojuhtimise teooriaeksami edukalt alles 139. katsel. Selleks kulus tal vaid 9 aastat. Siiski, juhtum on ebatavaline, kuid mitte rekordiline. Poola meedia on varem kirjutanud, et Piotrkov Tribunalskist pärit autojuht sooritas teooriaeksami 163 katsega 17 aasta jooksul. Aga maailmarekordit hoiab väidetavalt K-popi maaletooja lõunakoreane naine, kes käis teooriaeksamil ei rohkem ega vähem kui 960 korda. Nii et teil kõigil on lootus.
kes sellega puselevad. Et kui on nagu raske, siis see on see never give up vana ja. Never give up. Ja viimases bulletis lähme Postimehe sisse. Oho. Nimelt Elu24 kaudu saame teada, et nende toimetusega võttis ühendust lugeja, kes sattus Kristiines peale 2 lapsele, kes olid end maskeerinud furrideks. Tema sõnul jäi olukorrast silma ja ninna midagi ootamatut. Käisin nädalavahetusel laupäeval Kristiine keskuses, kus oli 2 furrit ja nendelt tuli väga tugev uriinilõhn. Kas see on uus mood? Küsib lugeja. Jah. Põhimõtteliselt ongi sellega artikkel lõppenud, edasi selgitatakse, mis on furry. Et võtame selle siis nüüd kokku. Lugeja tundis uriinilõhna ja Elu24 teeb sellest uudise. Püha püss ja püha perse, andke padruneid. Nagu rohkem ei olegi mitte midagi või? Et ongi lihtsalt, et oli kuseais ja lihtsalt jep, that's a fact või? Ja siis ta nagu küsis seda, et kas nüüd on see uus trend ja siis räägiti, mis asjad furrid on kõik. Okei. See on weird reporting. Uriinilõhn oli, okei, no selge. Ei tea. Ei tea. Ei oska muud öelda. Ei saa kinnitada, aga ei saa ümber küll lükata, et seal kuseais oli. Sest et kui ma ütleks, et seal kindlasti on kuseis, siis nad saavad teada, et see oli mina. Nojah, siis on nii. Suur aitäh, Andreasele nende bulletite eest. Loodan, et elu Ülenurmel on nagu põnev edasi. Mina ise loodan seda, et keegi kunagi lihtsalt on jumala ilus suvepäev ja keegi postitab Ülenurme gruppi. Kas keegi teab, mis toimub Ülenurmel? Kõik. Lihtsalt selles kogu postitus. Ja sellega nii palju ma tahaks vaielda, et see on nagu küsimus, kus inimene päriselt tunneb huvi, et mis toimub, et andke ideid vaata, et kuhu minna või mida teha vaata. Aga see, et teed nagu, ja ma nägin, et see Ülenurme Facebooki lehes, see postitus oli üleval, screenisin selle ära ja eile siis, kui ma hakkasin seda dokumenti panema, siis seda ei olnud enam. Oli maha võetud, jah? See oli maha võetud, see oli, thank God, et ma teile ära screenisin. Thank fuck. Ma olen väga tänulik, et sa selle screenisid, sest et see on tore. Sellised kohalikud flamingod on lahedad. Aga ma teen selle ühe plaagi veel, et selles mõttes, et kui enne kord, kui meil oli avasaade, siis ma ütlesin, et Tambal ja Selmine ja Päästetud kuningriik jõuab poelettidele 22. märtsil, siis teate või, 22. märts on juba möödas ja nüüd on see tõepoolest, see imelus raamat on poodides saadaval. Minge Apollosse, lööge jalakuks lahti, minge Rahva raamatusse, tehke akel lahti ja minge Heliose veebipoodi ja siis minge käige veel mänguasja muuseumis ka läbi, et seal saab koha pealt osta autogrammidega, et nendest 4 kohast saab seda raamatut osta. Võt, et siis kui te selle raamatu ära ostate, see piisavalt populaarseks osutub, siis ma võin saladuskattele öelda täiesti salaja. Ma tahan teise raamatuga teha, sest et siin on üks lugu, mis peaks edasi hargnema teises raamatus Helmines. Helmine ja mõrvarite kuningriik. Midagi sellist. See ei ole väga kaugel. Ma mõtlesin sellise detektiivi loo peale veits nagu nii, et... oligi nii, okei. Jah. Äkki sa saad teha crossover, äkki tuleb see ERR-i see sari, mis Veera on tegelane. Võib-olla, aga Siilipoiss Siim ja Orava tüdruk Olivia on kindlasti tegelased seal, sest see oli väikene. Mis asi on snippet või plaag või mis iganes oli siis esimeses raamatus, et mis teises raamatus saama hakkab? Aga lähme siis tänaste põhiteemade juurde. Alustame Threadsist, kus Loora-Eliise Kaarelson on kirjutanud Pealtnägija ja Võhkarite järelkajad. Umbes 4 nädalat on möödas noorte muusikaliringkonna Pealtnägija loost. Meiega on kirjutanud, rääkinud umbes 100 inimest, kes on väga tänulikud teema tõstatamise eest. Meile on jagatud uusi isiklikke lugusid, oleme suunanud jälle kedagi politseisse. Inimesed saatsid Võhkarid podcastile lugeja kirju oma kogemustest, mõned väga olulised lood on ikka veel rääkimata, mõned jäävadki rääkimata ja see on okei.
Kurb on, et mõned tähtsad ninad arvasid, et neil on kõik lubatud. Ja siis näeme nüüd seda tuntud kitarristi hoopis Eesti muusikaauhinnad 2026 laval 2 tippartisti ja sõjaväeorkestriga kitarri mängimas, kellest Võhkaritesse kõige rõvedam lugu oli aastast 2019. Tema oli ka kunagi muusikale teatri niinimetatud juhtkonnas ehk tiimis, kus tegutses alati circa 10 inimest erinevate ülesannete peale, et projektid ja kontserdid lavale tuua. Ta ei kuulunud mitte kunagi ametlikult MTÜ-sse. Enamik meist ei kuulunud. Kuulsime ka etteheited, et kas oli nüüd vaja see teema üles tõmmata või et asi polnud tegelikult nii hull, et omadele nii ei tehta. Okei. Jah, minu meelest ka ei peaks omasid ahistama, ähvardama, terroriseerima, kiusama, seksuaalselt ära kasutama, aga ometi see juhtus. Ja 2 kangelase eest vedamisel isegi läbi 3-4 asutuse. Mind jääb vist alati kummitama see, kuidas vaadatakse suurte etteheitvate silmadega otsa nendele, kes lõpuks probleemist julgevad rääkida. Tegelikult on väga positiivne näha, et kogu ahistamise pedode teema meie ühiskonnas viimasel ajal nii laia kõlapinda leidnud. Seda jama on tõesti palju, sest sellega pole mitte kunagi riigi tasandil piisavalt tõsiselt tegeletud. Kõik need pealtnägijas ja Võhkarites kõlanud lood on ehe näide juhtumitest, mis mitte kuskile ei jõua. Valus reality check meile kõigile. Selliseid asju kas ei karistata või neid on väga raske piisavalt tõestada. Vägivallale pole kohta mitte üheski vormis ega mitte kuskil. Oled sa siis laps või täisealine, palun aitame üksteist. See polnud mingi väikese ringkonna inimeste probleem. See on terve Eesti probleem, et sellised asjad said ja saavad juhtuda. Lõpetame selle ahistajate ja väärkohtlejate poputamise ükskord ometi ära, palun. Jah, et selline kokkuvõte siis sellele, mis on toimunud 4 nädalat ja aitäh Loora Eliise Kaarelsonile ja teistele, kes selle asjaga nagu siis avalikuks tulid, et olulised teemad. Ja siin on, kes mäletab aasta võhkasid, siis me Teisi Liiviale andsime ju võha nagu selle vist õhtu ainukese positiivse võha andsime Teisi Liiviale, et ta oli aasta kangelane. Gossip Queen oli ka positiivne. Ja õige, see oli ka, Mallukas ka. Et huvitav on nagu see, et kas tõesti nüüd sisuliselt veits on nüüd sukene vaib, et kas ongi mingisugune seksuaalse või nagu ahistamise vastane auhind saab see olema või nagu, et nagu kui ma oma jutuga tahan tüürida on nagu see, et kui praegusel hetkel vaadata, et okei, kes võiks olla aasta kangelane nagu, siis tegeletakse sama teemaga. Et noh, et selles mõttes see etteheide on ikka nagu, et meil on Eesti riigis on sellega nagu tugev probleem, et see on ikka väga tõsi, on küll jah. Inimesed on millegipärast hullud ahistajad meil ja see on ikka väga, väga ränk raisk. Ja lisaks ma tahan öelda, et mulle meeldib tegelikult see, kus me praegu Võhkaritega oleme, et me kuidagi oleme jõudnud mingisugusesse heasse kohta, kus me tegeleme ka päris asjadega, aga me ei saaks nendega tegeleda, kui ei oleks neid inimesi, kes neid esile toovad, nii et tõesti. Jah, sest et lõppkokkuvõttes me oleme lihtsalt nagu ju ruupor mõnes mõttes, aga me ei ole need, kuidas ma ütlen, me oleme nagu ruupor, aga me ei ole need, kes tegelikult räägivad, et nagu me lihtsalt kajastame seda ja selles mõttes küll. Jaa, aga hästigi kähku võiks võtta see ka, et Eesti 200 ja sotsid said mõlemad endale uue esimehe, et palju õnne uuele Läänemetsale siis sotsides, eks ole, ja siis uuele Kristina Kallasele Eesti 200-s, kes pidi viima selle uuele tasemele, aga praegu need on seal 1,5% juures. Aga mis Kristina Kallas ütles? Eesti valijate ei huvita Eesti 200 reiting. Ma kirjutan sellele alla ja ütlen, et Eesti valijate ei huvita Eesti 200 ka üldse. Sellepärast ei huvita ka Eesti 200 reiting. Prolli vaadates, selles mõttes, kui reitingut vaadata, siis on okei öelda, et Eesti rahvast ei huvita Eesti 200 väga väike. Ja siis, kui neil oleks 25, siis me oleme ka Eesti kõige populaarsem partei. Jaa, siis oleks teine ütle. Tegelikult, sest tema point on nagu see, et ta ütleb, et tegelikult nagu mitte ühegi erakonna reiting ei huvita, vaid tegelikult huvitab see, mida erakond nagu teeb, aga see on natukene liiga lihtsustatud vaatamine, et kui erakonna reiting on 3%, siis kui ma astun valimiskasti juurde, siis ma ikka mõtlen, et kas mul on mõtet anda nii väikese reitinguga erakonnale häält, sellepärast et
kui nad sisse ei saa, siis on nii-öelda see hääl on raisus. Ta ei ole tegelikult raisus, aga võib-olla ma tahan hoopis kellegi teise pealt hääletada. Et selles mõttes, eks see reiting ikkagi huvitab inimest küll, aga võib-olla mõnda nagu, seda ei saa öelda, et kõiki huvitab, eks ole. Sure. Ma ei tea, ma teen väikse ennustuse, et see on surnud erakond ja sellega ei ole mitte midagi teha, et ma ei tea, neil on vaja praegu veel natuke pillist püsida, et istuda seal Riigikogus, aga see on ikka masendav. Yeah. Aga jätkame siis nüüd mitte nii heade uudistega. Tallinna halduskohus rahuldas 23. märtsil fitnessitreenerite Eleri ja Peep Reinarti esialgse õiguskaitse taotluse ning taastas kohtumenetluse ajaks neilt ära võetud kutsetunnistused. Koos tegi määruse osana märtsis alanud kohtuasjast, kus Reinartid vaidlustavad EOK kutsekomisjoni otsuse tunnistada nende treeneri kutsed Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu eelmise juhatuse peal kehtetuks. Reinarteid esindab advokaadibüroo Nove vandeadvokaat Mart Parind kommenteerib värsket kohtulahendit järgmiselt. Riskides kõlada tagantjärele targana oli see areng ootuspärane, õigusriigi põhimõtete vaatest mõistagi ka tervitatav. Selgitasin klientidel juba aasta tagasi nende eesmasel pöördumisel minu poole, et tõsiselt võetavat õiguse mõistmist saavad nad alles siis, kui asi jõuab riiklikku kohtusse. See muidugi ei tohiks nii olla. Eleri Reinarti sõnul annab kohtulahend lootus, et lõpuks saab aasta jagu kerinud lugu tõsist erapooletut hindamist. Alaliidus ja EOK-s toimunud oli raske taluda, see oli juriidilise protsessi paroodia. Tundsime, et mäng käib üle meie peade. Me ei olnud neis menetlustes inimestena, vaid objektidena. Huvitav, kes veel objektidena on ennast tundnud selle case'i jooksul? Ei tea, ei tule meelde, eks. Hästi ei mahu pähe, et EOK tagaselja otsustab kutse äravõtmise ning enne kui suvatseb sellest meile teatada, kuulutab sellest juba meedias, andes sealjuures valesid juhtnööre, kuhu saab otsust edasi kaevata. Ootame lootusrikkad kohtumenetluse edasist käiku alaliidu uue juhtkonnaga oleme saanud konstruktiivselt suhelda ja nendele pretensioone ei ole. See on hästi huvitav see, et lihtsalt, et meil on vana juhtkond, kes 100% ütles, et they are guilty. Yeah. Ja nüüd meil on äkki uus juhtkond, kes 100%, mis iganes teeme näo, ütleb, et they are not guilty. Ma ei suuda nagu sellest nagu praegu mõista. Ja kusjuures üks asi, mis mul siit nagu, ma ei tea, paranda mind, aga mul on tunne, et see probleem on selles, kuidas siis EOK või kuidas see alaliit siis seda asja menetles. Exactly. See on siis probleem. Exactly. See on väga sarnane Aivar Mäe juhtumiga. Et jah, aga Parind ütleb, et kohtumääruse põhjendused on kõnekad. Kohus viitas mitmetele meie kaebuses toodud rikkumistele alaliidu EOK tegemistes ning möönis nende etteheidete asjakohasust ja tõsidust. Mis peamine kohus märkis ära, et EOK kutsekomisjon ei ole senini pakkunud sisulist analüüsi. Miks ikkagi tuleb Reinartitel kutsetunnistus ära võtta? Sisulist analüüsi. Kas see mitte ei rikkunud kõige olulisemat punkti treeneri kutsel või? No kui kohus ütleb, et ei ole sisulist analüüsi pakutud, siis ma eeldan, et võib-olla seal oli mingi dokumentatsiooni mingisugune, seal pidi mingi error olema. Et lõppkokkuvõttes me võime öelda, et see komisjon tõenäoliselt tootis pläkki. Neil oli asjast selge pilt. Nad talitasid nii, nagu nad arvasid, et on õige, aga see on mingi juriidika pläkk lihtsalt. Ja puhtalt selle pärast nagu. Aga ma tuletan nagu meelde, et siin on ikkagi see, et see on nüüd menetluse ajaks. On see treeneri asi nagu taastatud. Et kui need vead nüüd nagu korda tehakse, siis on võimalik, et treeneri kutse võetakse ära, aga neil on uus juhtkond. Et nagu selles mõttes see on niisugune küsitav. Ja minu arvast ma lihtsalt ütlen, et ma tahan ka seda sama asja mainida, et minu arvates on nagu Eleri Reinarti seisukoht on ka nagu, see on nii ilmselge, et nagu lihtsalt ütleb, et nagu see on nagu, selle kohta öeldakse, et see ütleb selle quiet part out loud, mis on nagu see, et uue juhtkonnaga meil ei ole probleeme. Ahah, no see viitab, et midagi on persest nagu. Et noh, et hei, meil on uus juhtkond, sellega on fine. Okei, that's weird. Aga davai. That is weird.
Komisjoni ainuke õigustus on olnud, et treenartid saavad ju kutset uuesti taotleda. Jah, teoreetiliselt saavad, aga praegu on sellele viitamine kohatu. Kui treenartid peaksid uued taotlused esitama, neid jäetakse rahuldamata, siis on EOK kohut ja treenerid eksitanud. Kui aga taotlused rahuldatakse, siis tekib küsimus, mille pärast oli vaja kutsetunnistused siis üldse kehtetuks tunnistada, kui nad saab uue küsimuse peale kohe tagasi. No see on aus. Jaa. See teine pool. See on black, jah. Et kui te siis kehtetuks tunnistate meid. Peep Reinart hindab, et EOK kutsekomisjoni käitumine ei ole kooskõlas EOK viimase avalike sõnumitega. Huvitav, kas Peep Reinardi käitumine on kooskõlas treeneri kutseeetikaga üldse? Kutseeetikaga. Ei tea. Nii palju küsimusi on, mille ei ole vastuseid. Õnneks on omad joped juhtkonnas, et siis on hea lihtne olla. Oleme hiljuti korduvalt kuulnud, et kutsetunnistus on treenerile oluline ning EOK julgustab treenerit seda paberit omandama. Meie solgutamine ja lollitamine käib selle risti vastu. EOK kutsekomisjon on teinud palju, et treeneri kutsesüsteemi eemale tõukavaks teha. Kuule, aga äkki siis, kui nende solgutamine ja lollitamine käib selle risti, siis ta oleks võinud ikkagi kehtetuks jääda ju. Kui nad siis praegu ära tegid. Peebul ei sobi see ju. Solgutamine ja ringi tõmblemine ei ole või? No see on hea solgutamine. No jaa, aga ma ei tea. Eleri Reinart sekundeerib. Ma ei oleks osanud uneski arvata, et pean inimesena, kes on pühendanud oma elu ühe spordiala igakülgsele positiivsele arendamisele minema spordi katusorganisatsiooni vastu kohtusse. Oota, igakülgsele positiivsele arendamisele. Kas positiivne on ka treenitava sõimamine, alandamine? On ainult positiivne või? Mis seal oli mingi lehmaks kedagi? Oli. Mingisuguse emase lehma östrogeeni tase juures. Oli, see oli. Siis oli veel see ka, et ta ühele kiilakale ütles, et sul võiks parukas olla. Ja kellegi kutsus vist vituks või? Et nagu selles mõttes... aga igati pidi positiivne, sure. Ja. Meie jaoks on see positiivne, sest me tahame rääkida sellest. Aga kui süsteem on niivõrd vildakas ja soosib inimeste tühistamist moel, mille seda on meile tehtud, siis oli vajalik see samm. Türa kuradi tühistamise. Huvitav, kuidas see tühistamine? Mis tähendab Eleri jaoks tühistamine? Jälle, ma tulen korra selle juurde, et nad olid oma treenitavatega kogu aeg koos ju. Küll ja veel tuli Spartas seda teemat, et nad ikkagi chillivad seal. Ei tea. Seda eelkõige selleks, et kaitsta sporti ja treenerid tulevaste selletaolise tühistamiskampaaniate eest. Ütle veel ükskord tühistamine, äkki läheb tõeks. Kui 3 korda ütled tühistamine peegli ees, siis sa kaod ära. Ja tahad see sama nalja teha, ja tühistamine. Kustutatud. Jah. Aga las kohus otsustab, kas EOK kutsekomisjoni käitumine vastas seadusele ja on õigusriigile kohale. Aga kui kohus otsustab, et see on õigusriigina kohane, mis siis saab? Kas siis ei ole las olla või ei, no siis kaebab edasi? Ja siis vaata ongi, see ongi see koht, kus kohas on nagu, see on, mina väldiks totaalselt kommentaaride andmist, nagu, sest et siin on nagu see, aga neil on siin tagala ja nad ilmselt selle pärast julgevad oma suud lahti teha praegu. Et neil on omad joped ju, nagu me teame on juhtkonnas, et selles mõttes on nagu, ma arvan, et see asi on otsustatud natukene, kuidas see asi läheb. Aga hästi oluline on ikkagi, me mainiks võib-olla selle uuesti ära, et nad said tagasi kohtlamenetluse ajaks oma treeneri kutse. Ja selle otsusega siin ei ole mitte mingisugust nagu otsest seost süüdistustega, mis on olnud treenartite vastu, vaid siin on menetluses siis EOK samm treeneri kutse ära võtta. See on hästi oluline eristatus on siin vaja teha. Me ei räägi siin väärkohtlemisest, me ei räägi siin seksuaalsest ahistamisest, vaid sellest, kas EOK, mida EOK tegi, kas see oli okei või mitte. Kas nendel oli mingi juriidiline black või ei olnud. See on oluline sellepärast, et inimesed vaatavad nüüd seda tooseid treeneri kutse tagasi, järelikult ei ahistanud. Ei, siin ei ole sellest absoluutselt mitte mingisugust juttu. Ja miks ma mainisin enne, et see on nagu
selle Aivar Mäe kaasuse moodi, sest et Aivar Mäe nagu see lõplik otsus, mis jäi kõlama, oli see, et ta mõisteti õigeks. Ja kelle vastu ta kohut käis, kus ta õigeks mõisteti? Eesti politsei. Et see, kas trahvi määramine oli põhjendatud. See oli see, millest ta õigeks mõisteti. Et tegelikult see tsiviilasi on ju, mis käis, siis sellega on hoopis teine lugu, et põhimõtteliselt tegelikult point on nagu selles, et kohtudokumentides selles nagu kohtulahendis on välja toodud oluline info, mis on Aivar Mäe kohta, mis oli see, et kohus möönab, et Aivar Mäe käitumine ei olnud korrektne ja võis mõnel inimesel olla häiriv. See on hästi oluline asi, mis totaalselt kadus, sest et ta mõisteti õigeks, inimesed lugesid, mõisteti õigeks, that's it. Joviaalne mees. Jah, lihtsalt joviaalne. Aga lähme kurvemate teemadega edasi. Lähme kurvemate teemadega edasi, et kuna me siin juba natuke juriidikast rääkisime, siis lähme edasi. Nüüd on siis see koht, kus kohas räägime siis tavakodanikust naisterahvast ka, kes lasi ühe video välja, aga kroonika... Kas Sildaru on inglise keeles bridge brain? Bridge mind kõlab paremini. Ja, ta on aju on brain. Jah. Aga Delfi kirjutab, et Kelly Sildaru emotsionaalses postituses isa, keda usaldasin, võttis minult midagi väga olulist. Turvalise lapsepõlve. Tead, mis Henril oleks kirjas siin või? Et Henri Sildaru emotsionaalses postituses isa, keda usaldasin, võttis minult midagi väga olulist. Minu läpaka. Tahvelarvuti. Või on... Ei. Või oleks Henri Sildaru emotsionaalses postituses. Nõukogude okupatsioonist mäletame midagi sellist. Kusjuures ma ütlesin selles saates, kummas saates ma ütlesin, et nagu erinevad pildid olid, vaata, et Postimehes oli üks pilt ja Delfis oli teine pilt. Aga tuligi välja, et Delfi oli kuidagi teistmoodi seda pilti kajastanud. Et nad nägid, pilt oli sama, aga nad mõlemad nägid erinevat asja. Et ei olnud kahte erinevat pilti, nagu korraks tekkis tunne, vaata. Okay. Aga jah, et nagu üks nagu näeb ära, et jah, last kägistatakse ja kuradi surutakse ja teine ütleb, et ütles läpakat ära. Ja. Kusjuures selle, kui me juba sellest pildist räägime, siis see pilt oli. Kui Ekspressis see pilt avalikuks tuli, siis mina vaatasin seda pilti ja mul oli kohe nagu see, et oh fuck, this is bad. Et nagu... Ja kusjuures kõige suurema käru keeras ju kokku sisuliselt Henri Sildaru, nagu kui me mõtleme nagu nii-öelda Tõnise perspektiivist. Sest et kui Henri Sildaru ei oleks seda pilt absoluutselt kommenteerinud, siis see pilt oleks tulnud välja ja siis oleks kõik need Tõnise kaitsjad oleks saanud öelda, no aga kus kohast me üldse teame, mis seal pildi peal tegelikult aset leiab, et võib-olla nad mängivad või müravad või kurat, et seal ei ole ju nagu sukust asja nagu. Ja siis võiks nagu olla see, et ma nagu ei usuks seda ise. Aga kas selline asi oleks võimalik? Sure, tuleb mööndada, et see oleks võimalik. Aga Henri, enne kui see pilt avalikuks tehti, ütles välja, et pildi peal on konflikt. Mis tähendab seda, et selle hetke, kui see pilt avalikuks tehti, siis oli kollektiivses teadmises fakt, et pildil on konflikt. Ja kui pildil on konflikt, mida Henri on ise öelnud ja ta on põhimõtteliselt ennast nii-öelda seal süüdlaseks ka veel teinud, ja tema on süüdi, siis sa vaatad seda pilti, tead, see ei ole müramine. Nagu, mis on hea näide sellest, et kommunikatsiooniaeg oli Henril hästi ebaõnnestunud ja jumal tänatud, sest et nüüd me teame, et pildi peal oli päriselt mingisugune konflikt, mis aset leidis. Ja absoluutselt iga inimene, kes ütleb, et teismelise või mis iganes oma lapse kägistamine mingisuguses olukorras, kus ta ei kuula sõna ja on vaja panna oma sõna maksma. Kui sa selles hetkes kaitsed lapse kägistamist, siis kui sul ei ole lapsi, siis palun ära saa neid, sest et tõenäoliselt sa oled kohutav isa või kohutav ema. Ja kui sul on, siis sa oled värdjas! Et see on täiesti, see on non-negotiable, nagu palun vabandust, aga sa kägistad oma last. Okei, selge. Minu arvates ei ole sa hea isa ega ma, kui sa oma last kägistad. Kui sa ei ole suuteline
oma lapsega konflikte lahendama teistmoodi, siis sa oled kohutav lapsevanem. Meil on hunnikus teaduslikke uuringuid, mis näitavad seda, et lapse terveks kasvamiseks üks kõige halvemaid asju, mis sa saad teha, on vägivald, olgu see vaimne või füüsiline. That's it. Ma ei tea, et sellisel juhul, kui keegi üritab ikka veel nagu väita seda, et ei, et kui laps on ikka ülekätte läinud, fuck you, kõik, done. Ja siis on mingid inimesed, kes ütlevad, ma ei tea, mina sain peksa, mina olin normaalne. Sa ei ole normaalne, trust me, sa ei ole normaalne, sest et sa normaliseerid ise ka vägivalda, näiteks. Pärdes. Et see on täiesti absurdne olukord. Aga nüüd siis oli areng oli selline, et õigusteadlane ja sisulooja... Saad aru, Märt, siis kui sa ütlesid nagu, et kohe naljad tulid pähe, et siis kui sa ütlesid, et võib-olla tõesti nad mürasid seal, siis ma tahtsin hullult öelda, Märtil on 1000 pilti, kuidas ta lapsega niimoodi mürgellab, et käed on kaela ümber. Ja siis hakkasid rääkima tõesti juttu ja siis kõik see nali kadus ära, nii et ma just ütlesin selle nüüd välja, et jah, okay. niimoodi sa mürad oma poegadega. Õigusteadlane ja sisulooja Kärt Pormeister avaldas YouTube'i kanalil video, milles käsitles Sildarude perekonna lugu, tuues teema taas avalikkuse ette. Tuntud ka siis, kui... Kas sa oled teinud? Tervikuna ei ole. Tavai, juppe oled, see on oluline ka. Aga ma olen... Aga siis Kärt Pormeister tuntud ka kui tavakodanikust naisterahvas on see YouTube'i kanal. Ja tegi video ja sellele reageeris ka Kelly. Viimaste aastate üks valusamaid leppimisi on olnud tunnistada enda nähtamatust. Seda, kuivõrd ebaoluline on olnud minu kogetu. Ma ei oleks kunagi tahtnud, et meie pere lugu niimoodi avalikkusete jõuab, aga ma ei ole ka saanud nõustuda veel suuremate kaotustega, kirjutas ta. Tagantjärele mõeldes on Kellil valus mõista, et isa, kellega ta veetis suurem osa oma lapsepõlvest mäel ja kes oleks pidanud teda hoidma ning kaitsma, on hoopis põhjus, miks tema lapsepõlvest kadus turvatunne. Sellega murdus minus midagi sügavat, märkis ta. Et see on natukene nagu see, mis ma ütlesin ju ühes eelnevas saates ka, et kui sa oled isa, siis sa isa peaksid olema kogu aeg. Et see on ikkagi ühe täiskasvanud inimese, kes on lapsevanem, see on tema kohustus olla lapsevanem kogu aeg. Regardless, kas sa treenid teda või mitte. Kõige domineerivam roll on see, et sa oled lapsevanem. Ja sellega kaasnevad teatud asjad, millest on vaja kinni pidada. Näiteks see, et su lapsel peab olema turvatunne. Sinu läheduses. Kui su laps ei tunne ennast sinu läheduses turvaliselt, siis sa oled lapsevanemaga midagi valesti teinud. Ja see on minu arvates peaks olema lapsevanemluse norm. Keegi kirjutas meile, et kui me tegime küsimuse, et kuna Henril on põlvevigastus tulemas. Jaa. Tuli välja, et tal on juba olnud. Ta on olemas ja tal on juba eelnevalt olnud seega. Jaa. See oli mingi 2 või 3 aastat tagasi juba, nii et jolo, I guess. Siis on nii, jah. Terved lapsed on Eesti tulevik. On. Ei no, aga kui ta ei oleks pekstutada, siis ei oleks ju neid medaleid olnud. Jaa, ma ei tea. See on kusjuures, ja see on üks asi, milles ma olen nagu natukene... kui Kelly Sildaru oli veel meil noppis medaleid nagu Kirseresk, siis ma mäletan, kas see oli Urmas Eero Liiv või see võis olla tema, kes on ka tugevalt sellise profispordi suhtes kriitiline. Ja siis tema nagu vist postitus, ma võin eksida, aga point on hea ja ma usun, et aga ei pahanda, kui ma eksin. Siis minu arvates tema ütles niimoodi, et ta ei saa aru, mida me elame kaasa sellele. Miks me kõik plaksutame kaasa sellele, kuidas noor, mitte täisealine noor neiu sisuliselt lõhub enda tervist ja oma keha. Ja siis me saame vaadata, sai medali ja siis plaksutame ja oleme kõik õnnelikud. Ja ma tol ajal mõtlesin, et kurat küll, et Kelly nagu võidab medaleid ja ta on ise raudselt jumala rahul, et miks on vaja mölliseda. Ja tagantjärele ma ütlen, et ma olen tegelikult ikka debiilik olin. Ma olen täiesti nõus. Ma ei saa aru, miks on vaja vaadata pealt profi tasemel teismelist, kes lõhub oma keha ja siis me kõik plaksutame, et jube hea, jube vägev. Et tegelikult inimene rikub oma tervist ju.
No seal oli see imelapse case oli ka ikkagi juures, et Kelly kui imelaps ja nagu meile tundus kõigile või mul on tunne, et inimestele tundus, et see tuleb kergelt. Yeah. Et ta tõesti juba mingisugune lapsena juba kuradi kotis täiskasvanud inimesi, nii et ilmselt küll. Me ei näinud ju seal me ei näinud ju taga seda, mis nüüd on nagu välja tulnud, on ja nad suutsid väga hästi hoida seda toreda isa ja toreda pere nagu kuvandit. Jah, seda küll, jah. Et see on ikka, et jah, minu selline, üleüldiselt minu suhtumine profisporti on ikkagi aja jooksul muutunud ainult negatiivsemaks, et aga jah, ma ei... Ei nagu mõtte selle peale, kui me keegi elaks kaasa. See on ka kurb, mis see? Nagu võib-olla... Teeb sporti, toob muudkui ka medaleid ja siis keegi kirjuta ka, et nagu Eesti Bobi meeskonnast. Aga võib-olla oleks lapsed tervemad. Ei no... Kindlasti oleks lapsed terve. See ei ole küsimuski. Mis on minu arvates juba suurem võit kui kuldmedal. Okei, aga see on nagu päris küsimus, aga me ei saa ju kõrvale vaadata ka noorte nagu positiivsest siis mingisugustest võitudest ja asjadest. See ei ole parem, kui me ignoome mingisugust asja. Ei no, selles mõttes ma saan... tervemad, jah, ma nagu saan sellest aru küll, sure, et keegi on teinud selle otsuse aga alaealiste puhul on alati, kas ta on teinud selle otsuse tegelikult ise, on ju, aga et võidame kulla, siis ma saan nagu aru sellest pointist, et nagu äge on ju, ja sure, ma ei tea, olümpial, et on nagu hea meel, aga minu jaoks on alati taustal on nagu see, et kas tegelikult nagu, kas see on seda väärt? Et selles mõttes minul on vedanud, ma ei tea, kas ma sellepärast, et ma olen selline luuser, on ju, ilmselt küll, et ma saan see aasta 36-aastaseks, mul ei ole olnud ühtegi oppi, mul on kõik liigesed ja kõik asjad on nagu timmis. Ja siis on värskelt täisealiseks olnud, kellel on juba olnud põlveopp ja see on konkreetselt ju tegelikult seotud selle spordialaga, mis ta teeb. Et ma ei tea, ma arvan, et see on nagu kurb, et niimoodi on. Siin tulebki see vana hea argument, et aga näed, rahad ja kõik asjad inimese elu on killustatud tänu sellele. Kui ta ei lähe tülli isaga. Ja siis on kõik rahast silma. Jah, et see on ka muidugi, siin on ka see point. Aus. Aga kõige raskemaks peab Kelly aga isiklikku tõdemust, et tal ei olnudki lapsepõlves sellisel kujul ei isa ega treenerit, nagu laps seda vajab. Ma olin vahend, mida kasutati eesmärkide saavutamiseks, kellelt oodati tulemusi ükskõik mis hinnaga. Ma ei osanud seda kaua näha, olin väga noor. Võitsin X-Gamesi 13-aastaselt ja tahtsin uskuda, et isa soovib mulle ainult head. Sama uskus ka mu ema. Ma ei taha ju mõelda, et meie kõige lähedasemad võiksid meile teadlikult haiget teha. Need, kes on kasvanud manipulatiivsete vanematega või on olnud taolises suhetes, teavad, kui kaua võib aega võtta enne, kui oled valmis seda endale ka tunnistama. Ja Kelly puhul ongi nagu see, et kui ta lõpuks sellest aru sai ja lõpuks nagu hakkas vastu seisma, siis tal oli nagu kõige suurem raskus ja kõige suurem nagu vastik elusaatus olla sündinud naisena. Et nagu siin ma vist eelmises saates ka rääkisin, et ma arvan, et meil oleks hoopis teistsugune kuvand, kui ta oleks olnud, nagu rollid oleks vahetanud, kui oleks näiteks olnud vanem, oleks olnud näiteks Henry oleks selles positsioonis, ma arvan, et see suhtumine oleks teistsugune. Ja issand jumal, kui vastik on vaadata mingeid vanemaid naisterahvad, kes nagu Facebookis, see kuradi emane, nagu püha jumal, kas sul on kõik hästi maali või? Mis juhtus? Et see on ikka täiesti robustne. Emane oli siis Kelly pihta? Ja. Ja seda kasutati nii ema kui ka nagu Kelly puhul, aga ma olen Kelly kohta näinud kommentaariumis, et see emane hakkas kiunuma. See on nagu täiesti perest, see näitab ka suhtumist väga hästi. Kelly jätkab. Kõige selle keskel on minu jaoks olnud alati küsimus usalduses, mis purunes. Isa, keda usaldasin, võttis minult midagi väga olulist. Turvalise lapsepõlve. See on kaotus, mida on raske sõnadesse panna.
täna ei saa ma lasta talle endalt võtta ka tulevikku, sest nüüd suusatan ma enda, mitte tema pärast. 9. märtsil jõudis Harju maakohus lõpusirgele kohtuprotsessis, mis puudutab MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi kontol olevat raha. Kelly Sildaru nõuab tagasi 211 207 eurot ja 81 senti, mille eest osteti ja müüdi aktsiaselts Tallinna Vesi aktsiaid. Prokuratuuri hinnangul pani Tõnis Sildaru toime omastamise, mis tõttu nõutakse lisaks raha tagastamisele ka 2,5 aasta pikkust tingimisi vangistust. Et siin on nagu pikka aega on olnud nüüd see jaur selle rahaasjade üle ja siis küsimus, et nagu kellele see raha kuulub. Ja põhimõte on selles, et see raha ei ole Tõnise oma ju. See on ju, Kelly on ju see, kes sõidab ja Kelly on see, kes on võitnud. Ja siis on see argument, no jaa, aga ilma Tõniseta ei oleks ta keegi. Esiteks, how do you know? Teiseks, aga Tõnis ei sõitnud ju mäel. Et nagu võitja on kes see sai kuldmedali, on ju küsimus, on ju. Et see on ikka fucking ränk. See on ränk ja mulle kõige nagu rõvedam on nagu see, et tavakodanikust naisterahva videos on nagu toetud, nagu päris faktidele nagu toetutud ja korralikult olemas ja ikka on inimesed kommentaariumis ja ütlevad, et mingeid fakte pole ju. Ja on täiesti nagu need brainless läbi eluaeg läbi suu hinganud mingisugused Tõnis Sildaru kaitsjad, kes tulevad kohale. Ja siis seal hulgas on nagu palavalt armastatud Eesti sotsiaalmeedia kasutaja Alvar Laigna, kes tuleb nagu kohale ja siis räägib seda, et ei, tegelikult Tõnis on hea isa. What do you mean? Et nagu, kas sa nagu vaatasid ka, et mis ta nagu tegi või? Ei, et seal on lihtsalt, tegelikult on hea isa ja raiub, et on hea isa. Okei, selge. Hea isa ei kägista oma last. Tavakodanikust naisterahva videos oli ka laiali selgitatud, päris hästi öeldud, oli ka laiali selgitatud kogu see situatsioon, mis toimus selle Henri kägistamise asjaga ja seal oli veel üks noormees veel treenitav, Tõnis Sildaru treenitav oli ka veel seal olnud ja tema oli need pildid saatnud, tema oli need hirmusõnumid saatnud, tema oli palunud mitte helistada, et just oli mingi rahu korraks tekkinud ja siis muidu tuleb minu kalale ja mingit igast asju, et see, kuidas Tõnis Sildaru siis seda, ta oli üksinda, oli siis seal nende kahe noormehega, nagu ma aru saan, noortega. Noored olid ebaturvalises keskkonnas, kui seal keegi karjub ja laamentab ja lööb, eks ole, et see on nii fucked up. Aga Tõnis, ilma Tõniseta ei oleks küll saanud ja siis tegi veel küsimus, Tõniseta ei oleks mitte midagi saanud. Jah, aga oleks saanud turvalise lapsepõlve. Ja turvaline lapsepõlve on tähtsam kui fucking kõik medalid kokku, absoluutselt. 100 miljonit % nagu. Et see on ja teine asi on see, mida ma näen ka praegu, on, et aga kus on praegu Kelly medalid siis, kui ta nii vägev suusataja on? Minu arvates võivad kõik sellised inimesed, kes sükust juttu räägivad kohe lihtsalt, võtke neist ihualast ja kõndige metsa ja oodake, kui te sinna jääte nagu. Millest te räägite? Mis vahe seal on, kus need medalid praegu on? Kui inimesel on praegu olla parem, turvalisem, siis tal ei ole vaja mingid fucking medaleid ja ta on oma medalid juba võitnud. Et kõik, kes niimoodi suhtuvad, need jätavad mulle selle kuradi meemi mulje, kuidas on korvpalli mängitakse, profid mängivad korvpalli ja siis üks viskab mööda ja siis on suur õllekõhuga mees on kodus, eks ole, õlu on käes, vaatab, suur õllekõht on, vaatab telekat, hüüab, loser! Täpselt siuke vibe nagu. Et okei, ta ei saa enam medaleid, aga teine asi on see, nagu ta ütles, ta suusatab nüüd enda pärast, mitte Tõnise pärast. No vaatame seda ka, et nagu igal ühel on oma piik selles mõttes, oma vanuseline piik ka, eks ole, et me ei saa ju jääda nüüd, kuna Erki Nool võitis ühe olümpiakulla, et kus ülejäänud kullad on, et võitis selle kulla ära juba, et oli oma piikis sellel hetkel, eks ole, et kas oli hea treening, kas oli juhuste kokkusattumus, mida iganes on ja siis on Kelly Sildaru, keda on tegelikult terve elu siis nii-öelda väärkoheldud ja sunnitud treenima. Ja siis ühel hetkel ta ei tahtnud, ta ei jõudnud, ta oli omadega täiesti läbi ja siis sealt august nüüd uuesti välja tulla, pluss oli mitu kuradi operatsiooni ja sealt august nüüd uuesti välja tulla ja nüüd, kas ta mitte isegi nädalavahetusel ei saanud siin ühte 5. kohta, et ta liigub nagu selles mõttes tagasi, kui nüüd korraga seda öelda, et
ta kukkus nii sügavasse auku ja kelle fucking süü, see on tema või? Ei ole, tema ütles, et tema tahab tuppa minna. Mine veel, Kelly, tee veel üks laskumine, veel üks laskumine. Fucking hell, ne? Aga Tõnis Sildaru peab Kelly Sildaru sotsiaalia meedialehte. Alustan otsast peale. Tõnis Sildaru peab Kelly Sildaru sotsiaalmeedialehte enda omaks. Ta tunnistab kuriteo kaebuses, et ka Henri Sildaru kontot haldab Tõnis, mis näitab ära, miks Tõnised tulevad veidrad sõnumid. Henrilt tulevad veidrad sõnumid Facebooki lehele. Tõnis haldab seda. Ja siis on nagu see on ka asi, mida ma nägin sotsiaalmeedias. Kõik, kes selle kaitsevad Tõnist, on nagu see, et ei no Henri on ju tegelikult tark poiss, miks sa ei või ilmadi kirjutada? Okei, selge. Nii, nüüd on see ka vasta taevast lennanud. Et mul on nagu lihtsalt see... Aga kuidas on Henri? Ongi, vaata, Henri on tark poiss, aga Kelly on üks loll plikadirts. Jah, põgenes, kurat. Et ja lihtsalt, ja nüüd, kui me juba sellest räägime, kui see mõte sinna jälle läks, siis taaskord, kui putsis on see, et su isa kägistab sind teise inimese ees, on ju. Su isa kägistab sind ja aastaid hiljem sa endiselt vabandad oma isa välja. Öeldes, et sa oled ise süüdi. Holy shit. Et see on ikka täiesti nagu iga kord, kui ma näen Henri Sildarut kuskil intervjuud andmes, kui keegi jälle küsib mingi selle küsimuse Kelly ja ta isa kohta, on ju, siis on nii nagu, siis mul lihtsalt, ma mõtlen, et kurat, ma ei kannata, et lihtsalt seal on nagu see, et see poiss on minu arvates lihtsalt nii ära töödeldud. Ja ta ei ole selles ise süüdi, et ta töödeldud on, sest et mina just ütlen, Henri ei ole süüdi. Teised inimesed on süüdi. Üks mees nimelt. Nii on, jah. Aga Tõnis Sildaru tegi möödunud aasta novembris kuriteo teate oma tütre Kelly Sildaru kohta. Kuriteo kaebuse kohaselt heitis Tõnis Kellile ette, et on võtnud ebaseaduslikult üle Tõnis Sildarule kuuluva Facebooki konto. Jutt käib Facebooki lehest Kelly Sildaru, mida on kasutatud aastaid Kelly kommentaaride edastamiseks ja tema teekonna kajastamiseks. Tõnis väidab kaebuses, et lõi nii Kelly, et lõi nii Kelly kui ka Henri lehed ise, see ei olnud füüsiline vägivald. Ja need on olnud ainuomandina tema omanduses. Henri Sildaru, kes on tänaseks täisealine, on üheselt kinnitanud, et tema nimeline leht kuulub samuti Tõnis Sildarule kui loojale. Ma laulan loojale hümni, sest et tema nimi on Tõnis. Kui loojale ja haldajale, fuck man, nii Ambalja Selmine ja Päästetud kuningriigi. Sellest rääkides siis poodides saadaval, Ambalja Selmine ja Päästetud kuningriigi. Nii, oota, ma selin nüüd midagi, ma kerin edasi, ma siin tegin trikke. Nii, haldajale. See läks küll omadega nüüd rappa, aga kaebusest näetab, et Kelly sai kontrolli oma nimelise konto üle alles 2024. aastal. Varem oli ta üksnes sisu üleslaadija. Vaid üksnes või? Kas sisu üle... Tõnise kaebuse kohaselt ei ole Kellil olnud kunagi lehe halduse komandiõigust. Sest ta ei andnud talle. Mis süüdistus see nüüd siis on? ma lihtsalt siia kõrval ütlen seda, et osad inimesed on ka nagu seda meelt, et nad on Kelly suhtes on hästi negatiivsed ja hästi pahased. Et mis on täiesti mental seisukoht üldse, mida võttes vaimuhaige täiesti, on nagu see, et milline normaalne inimene läheb oma pereliikme vastu kohtusse. See on nagu actual etteheide, mis on olnud Kelly Sildarul, nagu tema suunas nagu öeldud, päriselt. Mis on nagu ma ütlesin, see positsioon vaimuhaige on niimoodi arvata, et see ei ole kunagi põhjendatud. Okei, sure, mida iganes. Okei. Aga nüüd on Tõnis ka seda teinud. Kas see nüüd on fine või? Ei ole, ta ikka tahab plikatirtsule ka vastu, et see ongi see, kui Tõnis kiusatakse kogu aeg. Aga tuletame meelde, miks Kelly läks kohtusse? Kas mitte Tõnis ei omastanud kõike tema teenitud raha või? Ish. Et see on ikka täiesti nagu see on... See on kõva. Vaata, see on täpselt selline asi. Minu arvates on erinevad viisid, kuidas nagu aru saada, kas inimene, kellega sa nagu istud ühe laua taga, on nagu piisavalt vaimselt arenenud. Ja kogu olemasoleva info baasil, kui keegi istub laua taga ja ütleb, et ei, et eks see Tõnis, et eks talle tehakse nagu liiga ja et Tõnis ei ole mitte midagi valesti teinud, siis see on väga hea. Okei.
You're a dumbass, okei, selge. Nüüd ma tean, edaspidi ma räägin lihtlausetega sinuga ja kui mul on midagi vaja, siis ma ütlen, et sa oled juba tore inimene ja siis palun, et sa teed, sest et tõenäoliselt sa teed, sest et sa oled väga kergesti manipuleeritav tööriist lihtsalt. See on väga tore inimene, Märt. Aitäh! Aga Tõnis põhjendab kaevuses, et tegemist on fännilehega ja toob esile, et rahvusvahelises spordis on tavaline, et sportlasel on 10 või 100 fännilehti, mis ei kuulu sportlasele, vaid neid loonud isikutele. Seega ei ole sportlase nimi lehe omandiõiguse alus. Enese sõnul oli ta lisanud Kelly Sildaru lehele ka märke, et tegemist on ametliku fännilehega. Kelly Sildaru nimeline leht on algusest peale kandnud nime Kelly Sildaru. Nimes ei ole kordagi olnud viidet, et tegemist ei oleks Kelly Sildaru lehega või et tegemist oleks tema fännilehega. Kõnealune märge võis olla aga tutvustuses, nagu see on praegu Henri Sildaru lehel. No, kaval. Tõnis märgib kaevuses, et 2024. aasta novembrini pärines 90% lehel olevast sisust Tõnis Sildarule. Kelly sai lehele ligipääsu alles 2024. aasta novembris ja seda Tõnise sõnul ebaseaduslikul viisil. Ta nimetab seda varguseks. Kuriteokaebuse kohaselt pidi Kelly Sildaru konto endale saamiseks pöörduma Facebooki poole ja valetama, et see on tema leht või arvama ära Tõnis Sildaru paroolid. See kinnitab, et konto varastati teadlikult ja tahtlikult lisati kaebuses. See sa ei andnud talle seda ju. Türa täiskasvanud inimesena võiks oma konto tagasi anda ju. Nagu, kes see siin loll on, ma ei saa aru praegu. See on nii absurd, et see on nagu see, et ma teen praegu oma pojale teen konto. Ja siis ütlen, ja siis võtan endale nagu pähe, et see on nüüd minu tehtud, mis tähendab, see on minu oma alati. Ja siis kui tal selle lõpuks mu käest ära võtab, siis ma lähen menti või. Bro. Et nagu selles mõttes lihtsalt mõtleme korra nagu lahtise peaga. Kelly Sildaru on täisealine inimene ja Facebookis on tema ametlik leht eksisteerib. Sa võid seda fännileheks nimetada. Aga see on see, kus kaudu tema suhtleb oma fännidega. Noh, või siis sina on ju. Aga kanal on Kelly Sildaru ja see keskendub Kellile. Missuguse loogika alusel on selle inimese arvates okei, et see leht nüüd jääb tema kätte, kui tema tütar on täisealine ja teeb omi asju? What? Et nagu see samm on täiesti aru saada, miks ta seda teeb. See on lihtsalt sellepärast, et Kellil ei oleks ligipääsu, noh, ta ju mainib seda edaspidi ka, et tal ei oleks ligipääsu kõikidele nendele jälgjatele. Et Kellil ei oleks, ta tahab sisuliselt Kellit täiega saboteerida praegu, siin on täpselt see vibe. Et julmalt tal see leht saaks selle käest ära, siis tal ei ole platvormi enam ja see tundub, et see on see, millega siin tegeletakse. Kuidas see värk käib, et nad ju võistlevad umbes samades kohtades või mis või? Ja see nagu, kas on nagu kuskil mingi kokkulepe tehtud, et sina oled, et me ei näe teineteist. Nüüd peaks nägema teineteist, kujuta ette, kui õudne see on. Sama asjaga tegeleda, kuradi aastast aastasse ja siis veel isa on iga kord samal seal võistlusel olemas. Ja. Ei tea, ma ei kujuta ette, kohutav. Aga jah, nüüd me vaatame siis 60 000 jälgijat on seal on ja kontol on 400 pildi, mille autoriõigus kuulub üksnes Tõnis Sildarule on ja nii ongi siis Tõnis seda rääkinud. Tõnis sõnul on Kelly tekitanud konto ülevõtmisega märkimisväärse varalise kahju. Raha. Mis see, ja mis see varaline kahju on? Märkimisväärne aru ei saa või? Ei, aga mis raha? Kuidas? Et kas see nagu lihtsalt see, et ma ei tea, mingi reklaamimüük või nagu selles mõttes, aga ma ei saa aru, kus kohas see varaline kahju on. Et kas Tõnis Sildaru näeb, et sellel lehel on nagu väärtus või? Mis varaline kahju see on? See on täiesti müsteerium. No võt, detektiiv Helmiine. Aga ta viitab filmile Kelly kellegi teise unistus, kus mainitavad, et Kelly karjäär sai alguse Tõnis Sildaru loodud edukas sotsiaalmeediast. Okei. Nüüd on siis tegelikult Kelly karjääri põhi ei ole mitte jälle tema hüpped ja ei, nüüd on see, et Tõnis on tegelikult on sotsiaalmeedia ekspert hoopis. Ta on väga hea turundaja, tuleb välja hoopis, okei. Ta turundas nii hästi, et Kelly sõitis kullale, saad aru? Wow! Jah, seda ta vist nagu
või noh, tegelikult seda on nagu kõik vist nagu öelnud, et see, kuidas Kelly Sildaru, tähendab Tõnis Sildaru hakkas siis Kelly Sildarut promoma igal võimalusel, vaata, ja oli kogu aeg pildis ja olid need lehed ja värgid särgid, et see nagu tekitas Kelly vastu suurema huvi kui suvalise mingi Märdi vastu, vaata, kes ei tee mitte midagi sotsiaalmeedias näiteks, on ju. Nimi oli lambist võetud praegu. Ja noh, nii ongi. Aga kaebuses lisatakse samuti reklaamib Kelly Sildaru varastatud lehel ennast. Vaadake seda tagant järgi. Näete Märdi silmasid minu poole vaatamas. Kaebuses lisatakse samuti reklaamib Kelly Sildaru varastatud lehel ennast ja oma tegevust saades kasu Tõnis Sildaru kogutud jälgijaskonnast. Ja nüüd on see asi, kus ma ütlen tõesti, et Tõnis tõepoolest mõtleb Kellist ainult kui produktist. Ei mingit tütart, vaid see on üks produkt lihtsalt. Siit on täpselt suke asi joonistab välja, et ikka nagu väga-väga ränk, nagu rõve. Aga positiivne on see, et prokuratuur ei alustanud Tõnise kaebuse kohta kriminaalmenetlust. Sest et see on debiilne. Prokuratuur saab nagu aru. Prokuratuur vaatab otsa, ütleb, you're a dumbass, okei, ja kõik. Aga Tõnis sai ka aru, et ta on dumbass ja kriminaalmenetluse alustamata jätmist ta ei vaidlustanud. Ikka täiesti perses, ma ei tea, see on ikka... See saaga keeps on giving nagu ka, et varsti tuleb jälle mingi uus uudis, kus ta kuradi, ma ei tea, mida see Tõnis teeb. Ja siis on need inimesed ka, et äkki aitab juba, mine putsi, ei aita, eks, ei aita, jää vait, kui sulle ei meeldi, ära loe türa. Nagu hästi lihtne on nagu inimestel järskonnast hakata kuskil Threadsis ja kuskil kuradi Twitteris hakkab jälle mingisugune kiun pihta, et äkki aitab juba, kõrini on. Ära kliki siia peale siis. Mis sul viga on? Et nagu räägime, mina tahaks räigelt teada, et mis asi see nüüd järgmine asi on, mis välja tuleb, mida Tõnis jälle teinud on. Kindlasti tuleb. Ma ei kahtle selles. Et nagu see lihtsalt minu jaoks nagu see moment, kus kohas esiteks, kui Ekspressi pilt välja tuli, siis minu jaoks oli nagu igasugune kahtlus oli purunenud. Okei, selgelt, Tõnis ei ole normaalne. Okei, see on nagu fucked up. Ja siis tuleb välja see, et ta tahtis Kelly Sildaru sotsiaalmeedia kontot enda kätte saada. What for? Sa ju ei treeni teda enam ja nüüd see konto peab olema nagu sinu käes. To what end? What? Noh, et see täiesti, ma ei tea, mida iganes. Jah, see on huvitav, mida ta siis nagu sinna postitaks siis nagu nüüd, kui nad ei suhtlema veel. Ma ei tea, toidulisandite reklaam hakkab sinna parema. What the fuck, mis asi see on? No. Või kustutab ära ja siis on nagu õnnelik või? Absurdne. True. See, rääkimata sellest, et kui me räägime, et see on Kelly Sildaru sotsiaalmeedia konto, see on nagu ametlik kanal, eks ole, kus temaga sai ka nagu suhelda, on ju. Siis nüüd tekib nagu see küsimus, et okei, aga kui Kellyga tahab mingi sponsorühendust võtta, ju leht on Tõnise käes. No saame aru, et siin, kui me hakkame varalisest kahjust rääkima, siis nagu võib nagu Tõnise poole vaadata küll, et nagu kuule, et võib-olla sina teed seda kahju hoopis. Aga noh, ühesõnaga prokuratuur oli ka umbes niimoodi, et kuule, stick it, nagu ole vait, mine ära. No, ja jumal tänatud, õige otsus. Ja need on otsesed sõnad prokuratuuri poolt. Stick it, mine ära. Stick it, mine ära, tõmba kuradi siit. Ohohoo. Jätkusaade on täna jälle. Aga noh, need on need teemad. Oota, aga väga kõige olulisem teema on ju tegelikult isegi läbimata, et ma ei viitsin seda bulletitesse panna, aga Severina Jakubauskas ja Brigitte Susanne Hunt on jälle nähtud koos, käppade külge kinnitatud kõndimas. Jah, see on ka, ma siinkohal tuletaks meelde ka seda, et tegelikult Brigitte Susanne Hunt on öeldud, et joobes juhtimine on tema jaoks temal on null tore läinud selle asja suhtes, nii et lihtsalt tuletame. Kui Severinas ei joo enam, siis on korras kõik. Aga palju õnne noortele jälle, et kokku lahku. Nagu lõõtspill. Nagu väikeste lõõtspillid ühind. Aga jätkame siis teemaga, mida me oleme ka enne lahanud, milleks on siis Mallukas ja tema kallis abikaasa Märten, kes tegid siis veebisaidi ettevaatus.ee. Ja millest me rääkisime pikemalt, siis Võhkarid, patroonhääling, #122, pedovõnked vol 1000 Patreonis.
Tõmba Patreoni. Kuhu ma ta tõmban? Tõmba alla endale see äpp ja siis mine subscribe'i. Aga Kroonika kirjutab, et ühele härrasmehele pidid nad ka kõne tegema. Ähvarduste küüsis Mallukas otsis abi politseist. Ja artikkel on siis selline, et Mallukas on pärast seda, kui avas koos abikaasaga suurt vastukaja tekitanud kurjategijate häbiposti veebilehekülje ettevaatus.ee saanud ohtralt ähvardusi, ühe juhtumi puhul on pidanud sekkuma ka politsei. Miks seda häbipostiks kutsutakse? Kas seda originaallehte võib ka häbipostiks kutsuda, kus 4 € tuleb maksta? Kui mingid asjad on seal sees kirjas. Kas häbipost on õige sõna, ma lihtsalt küsin? Minu arvates on. No, nad võivad kasutada selles mõttes ka sünonüümi, näiteks kaagisammas, aga see ei kõla nii hästi. Appi kui hea, kaagisammas. Aga põhimõtteliselt, mis mulle ei meeldinud tegelikult ka see Susan Luitsalu vist, et... Sulle ei meeldi Susan Luitsalu? Ei. See on mu point, aga Susan Luitsalu Threadsis kirjutas, et häbipost ei ole õige sõna, sest et häbipost oli see, kuhu pandi pisisulisid omal ajal, või kirikusammas vist öeldi ka selle kohta, on ju. Aga et need on pedofiilid, et see on nagu tähtsam asi. Ja tema ütleb, et see peaks olema tööriist. Et no jaa, aga häbipost on siiski nagu termin, mida kasutatakse, et ma arvan, et me nüüd läheme lolliks natukene, kui me hakkame ütlema seda, et see ei ole häbipost. No ta funktsioneerib kui häbipost, sellepärast, et seal on avalikult inimeste nimed ja pildid üleval. Ta funktsioneerib ikkagi häbiposti moodi küll. Lõpetage nüüd ära. Lõpetame ära, aga ma ütlen ette, et mul tuli kohe meelde see Villida värk, vaata, kus seal pandi tüüp posti otsa, siis loobiti mudaga. See oli ka häbipost. Aga Maljukal on ette heidetud, et Kõmu Janus ajas ta taga tähelepanu, kui lõi lehekülg ettevaatus.ee, kuhu on koondatud süüdi mõistetud seksuaalkurjategijate, pedofiilide, vägivallatsete andmed, nende nimed, pildid ja kohtuotsused. Ma tahan ainult ära küsida, et kes heidab seda? Oi, seda on sitaks ette heidetud. Ja aga kes need on nagu? Kas need on inimesed, kes ei tea, millega Maljukas tegeleb? Kes on need, kes heidavad nagu lihtsalt kommenteerijad? No võib-olla lihtsalt kommenteerijad. Minu kommuunis on osad inimesed, kes ütlevad seda, et nagu peamine eesmärk on ilmselt klauti saada sellest kõigest. Et ikka seal on inimesi, kes... See on nagu siis see asi, millega keegi tahab klauti saada. See ei kõla mulle nagu kuidagi loogiliselt. Ei, aga see on väga kõva klaut, mis sa said ju. Ja samal ajal saamine ja siis selle tahtmine on kaks eri asja. Nii palju mina olen aru saanud, siis Maljuka nagu eesmärk ei ole kogu aeg mingisugust kuredi kuskil meedias olla, ta on saadud vittu ka meediat, fuck you, vaata. Jah, sest tal ei ole vaja seda. Just. Tal ei ole meediat vaja. Aga see leht, mis see leht siis nagu annab talle peale peavalu praegu? Ja töö, mille eest raha ei saada? Väga palju tähelepanu selles mõttes. Positiivset tähelepanu ju ka. Ja nagu ta ise teeb, ta ei ole lehega seotud üldse selles mõttes. Seda tähendab, mina olen asjast aru saanud ikkagi, ma vist jäängi selle mäe otsale surema, et ta nagu tegi selle asja ära nagu südamevalust. Mina olen niimoodi aru saanud, või on meis ära tinistatud, eks ole, mitte selle pärast, et ma tahan suur klauti saada ja see lihtsalt, kui suureks see läks, ta ise ka ütleb seda, et tere, mul ei ole naimugi, milliseks see asi läheb, vaata. No, vaata, siin on see, lõppkokkuvõttes mina ei tea, ma ei võta positsiooni because I don't care. Mul on laias laastus, mul on pohhui. Miks ta selle saidi tegi? Ta tegi saidi, see algatas väga suure diskussiooni ühiskonnas ja see on see, mis oluline on. Kas tema tegi seda nüüd tähelepanu või enesereklaami puhul? Ma ei hooli sellest absoluutselt. Aga kui me võtame selle positsiooni, et kus kohast inimesed kritiseerivad seda, kui et ta tegi seda tähelepanu pärast, siis nendel on nagu väga hea asiga, millele viidata, on see, et kogu vastukaja, mis käib ettevaatus.ee, kõik käib selle kohta ja siis on Laksti raamatureklaam. Ja siis ettevaatus.ee läheb veel edasi, Laksti raamatureklaam, Laksti mingi üritus, Laksti mingi ilutoode. Et selles mõttes täiesti vabalt võib nagu inimene vaadata sellele peale ja öelda seda, millega tegelikult võib natukene nõustuda, mis on nagu see, et nagu üks ütles mulle Discordis ka, et enda toodete promomine
sellise asja nagu valguses ja kasutades nagu sellist viisi, kuidas tähelepanu saada, millega ta sai tähelepanu, vahet ei ole, kas ta tahtis, ta sai, siis selle vahele nagu julmalt reklaami teha on ebaeetiline. Ja see... Need asjad toimuvad samal ajal, mis see teeb, siis ei tee reklaami või? Sest et mul läks Fire'iks või? Jah. Kui... Ma ei tea, vaata, jällegi, ma selgitan enda positsiooni. Minul on pohhui. Minul on savi. Päriselt on pohhui. Sellepärast, millest sa andsid nagu üsna sügavalt nagu ikka teada, et see on ebaeetiline, siis sul ei ole savi ju. Ei, ma ütlesin, et võib öelda, et see on ebaeetiline. Aga sina ei ütle seda? Ma näen seal võib-olla seda, et see on nagu natukene võib-olla shady selles mõttes, et kui sa nagu tegeled väga tugevalt, väga oluline, sa räägid pedofiilidest ja kõigest sellest ja siis on, by the way, mul on raamat ka, et kui keegi ütleb selle kohta, et see on ebaeetiline, siis ma võin öelda, et maybe, aga mul on savi. Sellepärast, et oluline teema on tõstatatud nagu selle pedofiilide näol. Mina suunan oma fookuse nagu selle koha peale, on ju. Kas sa saad aru, mis ma mõtlen? Ma saan aru, aga lihtsalt ma olen nagu teistmoodi sellega seotud, sellepärast, et mina olen samamoodi teinud, et kui ma mingisuguse story tegin ära, eks ole, ja kui näiteks Legrand seda jagas, või ta ei jaganud seda storyt, vaid tegi ise story, on ju, ja siis sellest meie selle segmendi kohta ma jagasin seda, on ju, ja järgmisena oligi Elmine raamatu reklaam, sest see on see, millega ma tegelen, aga samas juhuslikult juhtus ka see, et Legrand avaldas oma arvamust, mis oli tore nagu seda jagada nagu. No, sellepärast aga ei pea seda ebaeetiliseks, et asjad nagu juhtuvad, on ju, et aga keegi võib pidada sinu sammu ka nagu ebaeetiliseks, et näed, vaata, et ta sai praegu tõenäoliselt on tal kontol nüüd rohkem silmi, on ju, ja nüüd ta viskas kohe enda raamat reklaami ka üles ja nüüd ta ka nagu sõidab nagu selle laine peal. Tähelepanu majandus on see. Okei, aga nüüd ma selles mõttes nagu ei ole sinuga nõus, et kui inimene teeb nagunii kogu aeg seda asja, et ma iga päev panen oma raamatut üles, siis ühel hetkel on ka selline asi, siis see ei ole nii shady, kui see oleks sinu puhul näiteks. Et seal on ka see, miks ma võib-olla Mallukat selle koha pealt kaitsen, et kui ta igapäevaselt teeb seda fucking raamatu promo ja asjad värgid, eks ole, ja siis juhuslikult samal ajal toimus ka ettevaatus.ee asi, on ju, ja siis oli raamatureklaam, siis oli jälle mingi muu asi, siis nad oli Märteniga musipilt, siis oli mingi muu asi, et selles mõttes see toimub kogu aeg, et see ei ole niimoodi, et et nüüd ma olen peidus aasta aega ja nüüd äkki on mul kuradi ettevaatus.ee ja siis raamat, vaata. Ja ma saan aru, see on täiega hall ala on see, ma saan sellest täiesti aru, ja ma kordan, minul on savi. Saad aru? Ei, aga väga põnev diskussioon on tegelikult praegu sellega. Ma ise mõtlen ka selle peale tulevikus. Ma nagu selles mõttes ma vist pean natukene tegelema sellega, et ma ei ürita teiste inimeste positsioone nagu seletada, sest inimesed arvavad, et on nagu minu seisukohad. Minu seisukoht on see, et mul on savi, et tähelepanu majandus ongi, sul on lihtsalt rohkem silmi, siis kuna sa niikuinii midagi promod, siis sa promod seda ju edasi. Et ma ei tea, mina ka ei ole nagu üdini nõus sellega, et nüüd ei tohiks promoda. Osad inimesed arvavad seda, jah. Aga ma ei tea, mina ei hooli sellest nii väga. No cool. Aga kindlasti oli keegi väga häiritud sinu sammust, raudselt nagu selles mõttes, mis mõttes me räägime mingi pedoteemadest, nüüd sa promod oma laste raamatut, mis sul viga on, raudselt, et sellega lihtsalt tuleb arvestada. Ma tea, see on kogu mu elu praegu tegelikult. Mitte pedoteema, vaid raamat. Jah. Et okei. Aga siis ma ütleksin sellele inimesele ka, kes arvab seda, et ma olen ebaeetiline, et ma ikka vittu käia. Lihtsalt ma soovitan. Nii, samas on vastukaaluks leitud, et sellist infot koondav veebileht, mis võimaldaks lihtsasti igal ühel meist nende inimeste tausta kontrollida, peaks olema juba ammu loodud riiklikul tasandil. See on see, millega mina olen nõus. Tema meilipostkast on ummistunud ähvardavatest kirjadest ning ühe varasemalt süüdi mõistetutega, kes on samuti oma kohtulahendiga leitav ettevaatus.ee leheküljelt on politsei maha pidanud juba tõsise jutuajamise, ennetamaks võimaliku kuritegu Malluka vastu. Mallukas on osutunud ettevaatus.ee lehekülje eest kõnelejaks, kuid see kuulub hoopis mittetulundusühingule Ettevaatust, mille taga seisab omakorda Malluka abikaasa Toomas Märten Legrand. Selle kohta on mul küsimus. Kas see on veits sükes kämmitamine? Põhimõtteliselt ju on. Skämmitamine ei ole. See on, oota, sellel on, miks mulle see sõna meelde ei tule?
no see on nagu nihverdamine on see selles mõttes nagu täiega, et selles mõttes nagu kui Mallukas praegu ütleb, et ma ei ole selle lehega üldse seotud, siis on eye-roll koht küll. Et no, kuule, no kinda oled ju. No, sa ju promod seda kogu aeg, sa olid ju hääletoru, kuidas sa saad öelda, et sa ei ole sellega seotud? Juriidiliselt. Okei, jah, saan aru. Ma just mõtlen, kas see on nüüd siis nagu see, mis Legrand on nagu kaasa võtnud siis enda minevikust või? Et mingitel hetkedel ta ju andis mingisugused TikTokis mingid head nõu vaata, et kui noh, et mingid asju, kuidas saab nagu mööda mingitest asjadest libiseda ja mingid asjad värgid on ja nüüd ta siis kasutab nagu millegi hea puhul siis ka mingisugust sellist asja, mille peale ütleme näiteks mina ei tuleks. Sest mul puudub kogemus selliste asjadega. Aga jah, see oligi kui ma õigesti aru sain, siis see alguses oli ju vist oli teise ettevõtte all üldse. Ja siis nüüd see liigutati MTÜ alla ja siis minul oli kohe nagu see huvitav, miks nad selle nüüd teise ettevõtte alla panid, et kas see on selle jaoks, et kuidagi mängida seda, et nad on mittetulundusühing, et eesmärk ei ole tulu teenida, mis tähendab seda, et majandus, et nad ei saa nagu, keegi ei saa ette siis heita seda, et nad üritavad kuidagi mingit majanduslikku kasu sellega lõigata, et nad ei ürita seda saiti kuidagi oma majandustegevuse elavdamiseks kasutada, et sellepärast tegid MTÜ. Ei tea, lõppkokkuvõttes ei ole oluline, sellepärast, et praegusel hetkel ma leian, et see olukord on niisugune, nagu ta oleks pidanud alguses peale olema, et eraldi mingi MTÜ, mis sellega tegeleb ja kõike seda, mis ei ole ka ideaalne oleks riigi hallatav. Mind väga hirmutas üks seisukoht ka Mallu ühe selle video algust ta seletas selle lehe kohta, mis oli see, et ärge andke seda lehte riigi haldusesse, sest et riigis nihverdatakse ja petetakse ja valetatakse, mis on nagu hästi naiivne suhtumine selle koha pealt, kas sa siis arvad, et eraettevõtluses süksid asju ei ole või? Ja teine asi on see, kas ei ole Malluka asi anda seda nagu riigile, riik teeks enda oma ise, et nagu see on ühesõnaga midagi ennast. Riik vist ära võtta ka ei saa? Sõltub, nagu, kas selleks on juriidiline alus? Nagu kuidagi, et kas kinni panna või midagi sellist, aga see on üsna keeruline teha ilmselt. Ma tahaks näha, nagu, kes sellega nagu hakkaks nagu päriselt võitlema ka. Kas keegi julgeks päriselt juhtuda üldse enne valimisi mingisugust Eesti kõige suuremat sisuloojat nagu togida praegu? Ei no, ikkagi Eesti mõjukad. Ei no, selles mõttes, kui sellega keegi hakkaks tegelema, siis see oleks siis proks ilmselt. Et AKI ja siis, kui mingid sunnirahad ja need ei tule välja, ega sellega poliitikud ei tegeleks. Tegelikult ju. Ja ei ole, Jürgen Ligi ei lähe ukse taha prõmmima. Türa! See nii ei käi. Ma pigem mõtlesin see, et keegi võtaks nagu hästi tugeva seisukoha ja nagu annaks mõista, et nüüd selline asi tuleb nagu riigile ära anda ja mingi sellist asja ei saa olla ja mingi selline võitlus nagu pigem ma mõtlesin. Seda ilmselt ei... Spokesman. Seda ei tuhtu, jah. Et Pakosta proovis praegu, aga ei tulnud midagi head välja. Kus üldse Pakosta on praegu? Ma ei tea, ma ei ole näinud teda juba ammu. Ma ei tea, võib-olla... Tühistatud! Tead, ta otsib. Ta otsib Eesti 200 reitingut. Aga see ei ole oluline, kas mitte Kristjan Kallase on. No, aga Pakostal on, sellepärast ta saadetigi otsima seda. Aga lähme sedasi. Mallukas ütleb, et ta on tõesti oma mailboxi saanud ähvardusi erinevas seinast seina sõnastuses. Meilini on tulnud ähvardusi tõesti kümneid ja kümneid, kui inimesed oma nime all kirjutavad, siis neile ma vastan, ühele härrasmehele pidi politsei kõne tegema, et ta lõpetaks oma ähvardavate lugude ülespanemise sotsiaalmeedias. Ta tundus olevat selline jõusaali mees, hiljem selgus, et ametilt turvamees. Tema postitused mõjusid tõesti üsna ähvardavalt, näiteks ühes neis kirjutas ta payback bitch Mallukas, maksan kätte Mallukas sulgudes. Arvestades, et tegemist on meesterahvaga, kes on ka kohtulikult karistatud naise peksmise eest, see tuli välja tema kohtulahendist. Missuguseid vägivalla või sabotaaži akte Mallukas enda kodu vastu ei pelga, kindlustatud on ta ennast kõigiti. Malluka sõnul arvab osa inimesi, et ta justkui tahaks kogu aeg kedagi ühe või teise asjas karistada ja ta teeb seda seadusi eirates, blogi ja veenab, et see ei ole nii. Ta rõhutab, et ettevaatus.ee avaldab ainult neid andmeid, mis on juba avalikud andmed.
noh, siin on nagu see, et kui mingid andmed on avalikud, siis ei tähenda, et neid võiks uuesti avalikustada, siin on nagu see nüanss ka sees, on ju, aga regardless. Ettevaatus.ee teeb inimestele nende andmete leidmise lihtsalt mugavaks, räägib Mallukas. Keegi leidis leheküllelt oma kolleegi, kes järgmisel päeval enam tööle ei tulnud, oli lahkumisavalduse sisse andnud. Need inimesed, kes on seal leheküljel välja toodud, tahaksid pigem peidus olla, see on arusaadav. Küsimus. Jah. Keegi leidis leheküljelt kolleegi, kes järgmisel päeval enam tööle ei tulnud, oli lahkumisavalduse sisse andnud. Kas selle... aga nagu mul tekib kohe küsimus, miks ta lahkumisavaldus oli välja andnud? Ta on lehel, kas selle eest saab nagu inimest nagu lahti lasta, sest et keegi kirjutas, kuskil oli mingisugune firma ka, kes kirjutas, et näed, need 2 tüüpi enam meil siin ei tööta, vaata. Kas nad saavad nagu lahti lasta selle eest, et nad on... No ma mõtlengi, et kuidas see nagu käib? See käib niimoodi, et kas inimene nagu... Tunneb häbi või? Tunneb häbi, läheb ise ära. Või, mis on väga levinud ju töökeskkondades, on see, et sind tahetakse lahti lasta. Aga sulle öeldakse, et kirjuta lahkumisavaldus. Ja kui ei kirjuta, siis küll me leiame selle võimaluse sinust lahti. Siis võib-olla leitakse võimalus, aga see on raske. Aga võib-olla, kuna inimesel on endal häbi ja ta saab aru, et tal ei ole mõtet hakata siin kuidagi võitlema, siis ta kirjutab lahkumisavalduse ise. Aga ma mõtlen ikkagi selle peale, nagu ma äkki ka Patreonis mainisin, eks ole, et siin võib tekkida ikkagi see nurka surutud roti situatsioon ja kui siin nagu järjest nagu tüübid lähevad minema, eks ole, või lastakse, nad ei saa lahti lasta või soovitatakse lahkumisavaldust kirjutada, et ühel hetkel on ju meeleheitel kurjategijad mööda linnasid kõndimas, et ma nüüd nagu ma ei oska nagu seisukohta võtta, ilmselgelt inimesed ei taha töötada koos pedofiiliga, I get it, ja kõige sellega, aga mis siis nagu saab, et jah, Mallukas võib ju öelda, et temal on nagu ükskõik, mis nendest saab elagu sotsmajades või mingi selline kommentaar oli selles. See on luksuslik positsioon, mida hoida muidu, et sotsmajades ma nagu esiteks, see paneb sotsmajad veidrasse valgusesse, minu esimene asi, kui niimoodi öelda, aga teine asi on see, et sotsmajas võiks olla inimesed, kellel on vaja elada sotsmajas. Mitte sellepärast, et pedofiilid on. Sotsmajas elamine ei ole karistus, see on abi. Et selles mõttes, et ma ikkagi nagu loodan, et ei juhtu midagi päriselt ka, aga lihtsalt mul on need kartused siis pigem. Ja, see on, ja kõige hullem on selle asja juures see, sul on Eesti Vabariigis hunnikus inimesi, kes kuulavad su juttu praegu ja siis mõtlevad, et miks ta pedofiile kaitseb praegu. Aga see ei ole pedofiilide kaitsmine, vaid see on nagu, see on mure ühiskonna enda pärast. Sellepärast, et see on üks kõige suuremaid põhjuseid, miks ollakse kriitilised sellise avaliku häbiposti suhtes, näiteks Ameerika Ühendriikides täpselt samamoodi. Et kui inimene on, kui see info on niimoodi avalikult üleval, siis see vähendab selle inimese võimalust rehabiliteeruda. Sellepärast, et ta ei saa sisse sulanduda tagasi ühiskonda ja mõtleme korra siit hüpoteetiliselt, mõtleme inimese peale, kellel on nagu täiesti siiralt see, mis ma tegin, oli vale ja ma tahan ühiskonda tagasi sisse sulanduda ja olla normaalne ühiskonna, produktiivne ühiskonna liige. Nii. Hüpoteetiliselt sellisel inimesel on tänu sellele häbipostile väga raske, sellepärast, et keegi tuletab talle seda tõenäoliselt kogu aeg meelde. Ja see tekitab küsimus, et kas selle inimese retsidiviisus, kas see läheb alla või ei lähe. Ja on tugev argument, et ei lähe, sellepärast, et ta on nurka surutud rott, nagu sa ise ütlesid. Seal on see oht. Jah, et see, mis sa rääkisid, et ma nagu, ongi see, et sa rääkisid seda nagu mõistikuse poole pealt, mina siis võtan seda nagu just tunnetusliku poole pealt, et nagu ma enne mõtlesingi, et kui ta on nurka surutud, siis see võib olla ohtlikum siis nagu nii öelda siis tavainimestele. Et selles mõttes ma ilmselgelt ei kaitse neid ja kui naise peksi, eks ole, ja ta ei saa mitte kuskil tööd ja ta on nagu häbipostis, et siis ta lõpuks ongi ja ta lepin sellega ja läheb kellegi maha. Ja to be clear, meie point ei ole see, et kui pedofil on häbiposti pandud ja ta sellepärast oma nagu igapäevaelus kannatab, et siis ta hakkab räigelt lapsi nagu vägistama. Ei, aga kui mingil põhjusel see paneb ta positsiooni, kus kohas ta näiteks ei ole sissetulekut, siis kõige suurem selline põhjus kuritegevuse täideviimiseks on majanduslik ebavõrdsus. Ja kui inimesel on raha
siis kuidagi ta peab raha saama, et süüa saada, on ju. Et siis ühesõnaga seal on need ohud on olemas, jah. Aga sellega ma olen nagu 100% nõus, et ikkagi, kui inimene on teinud sellised kuriteo, siis seda nagu peita ei tohiks ja ongi mingid inimesed, vaata, kes näiteks saavad teada, et nende abikaasa või boyfriend või keegi on mingi sellise asjaga kokku puutud ja ei ole rääkinud seda naisele, eks ole, siis see on nagu see on nagu hästi oluline, et see info tegelikult võiks olla nagu tõesti avalik, on ju. Jah, ma saan sellest nagu aru. Teiseks inimlikust perspektiivist, kurat, ma ei tea, kas sa hakkad mitmendal teidil sa ütled, et sa oled pedofiilia eest nagu karistada saanud. Mitmendal teidil sa seda ütled? Ma selle koha pealt ei oska öelda, et aga näiteks kui ma kui näiteks oleks mingisugune vägivaldne situatsioon, ma arvan, seda isegi oleks võib-olla isegi lihtsam äkki tõesti öelda teisel teidil näiteks. Teisel teidil. By the way, ma olen karistada. Ma panin oma eksile molli. Ma panin talle molli, ma sidusin tegelikult kinni radika külg, aga ma enam ei tee seda, ma olen nagu hoopis teine mees nüüd. Kuna see oli 2-3 kuud taga. Oh my god. See oli, okei, selge. Hea teit oli. Jah. Aga nüüd siis selles mõttes jätkame ikkagi rõõmuga, et suure tõenäoliselt ühtegi nurka aetud rotti ei ole ja ükski kuritegevus ei kasva ja ettevaatus.ee õlmitseb ja kõik saavad oma karistuse. No loodame, jah. Malluka sõnul ei ole praegu vähimatki kavatsust veebilehte sulgeda. Aga kust ta teab, kas ei ole tema oma? Jah, see on türa. Ma isegi ei mõelnud selle peale, aga see on väga hea point, ja ta ei ole sellega seotud. Miks sa ütled niimoodi? Kuni riik ise ei tee sarnast lehte, mis on mugav ja võimalik kasutada kõigil kaasa arvatud lastel, kes võib-olla ei leia nii hõlpsasti ligipääsu kohtulahenditele, siis nii kaua see peab lahti olema. Siin ei ole muud varianti, leiab Mallukas. Ja ma ütlesin seda eelmises saates ka, selle lehe lihtsus on selle väga suur võlu tegelikult, et see on ikka väga lihtsasti kasutatav, ja. Arvestades lisaks tagasisidet, mida saame inimeste käest, veebipolitseinik Maarja Punak sõnas, et neil on laekunud väga palju avaldusi viitega ettevaatus.ee lehele, tänu sellele on inimesed leidnud rohkem julgust oma suu lahti teha ja rääkida ka nendega juhtunud negatiivsetest, isegi kui asi on juba aegunud. Ja see on nüüd nagu see koht, kus mina ka mõtlen selle peale, et kui Pakosta vaata ütles, et need numbrid, kuritegude numbrid ei ole alla läinud. Et on avalik register olemas, aga need ei ole alla läinud. Et see esitab küsimuse, et kas tegelikult sellest on kasu. Ja siis ma vist ütlesin ka seda, et tegelikult seal võib olla selline fantoom moment, kus kohas me ei tea. Sellepärast, et kui on avalik häbipost ja sa oled, sind on keegi väärkohelnud ja sa näed, et see häbipost on olemas, sa tahad, et inimene läheks sinna häbiposti. Ja siis sa tegeled sellega. Siis sa lähed ja räägid, siis sa julged rääkida. Mis tähendab seda, et võib-olla on see, et numbrid ei ole alla läinud tegelikult lihtsalt sellepärast, et rohkem inimesi räägib sellest. Teine asi, mis ma mõtlen ka selle puhul on see, et ma muidugi ei tea, kuidas tegelikult kurjategija mõtleb. Aga kui see on nii suure kella küljes ja see on nagu võimalus, et sa oledki selles nii-öelda häbipostis, äkki see nagu kaitseb tulevasi ohvreid, kes oleks saanud kellegiga pihta, kes veel ei ole seal häbipostis. Vaata, siin on see asi. Üldiselt, ei toimi nii. Kui inimene hakkab mingit kuritegu tegema, siis tema eeldus on see, et ta ei jää vahele. Seega ma ei ole selles nii kindel. Selles ma saan aru, ega inimene ei teeks kuritegu, kui ta arvab, et ta vahele jääb. Aga kui nüüd on ikkagi terve hunnik inimesi on sinna häbiposti pandud ja nad on vahele jäänud ja nüüd on see nagu palju suurem võimalus olla avaliku sees, kui muidu oli, sa pidid 4 euri maksma teadma isikukoodi ja võtsime seal kedagi, siis nüüd ta on nagu pildiga seal. Et äkki see ennetav, äkki see kõige suurem pluss kogu selle asja juures ongi ennetav, jälle minu siuke sinisilmsus nagu loodab seda. Ei, ma saan sellest aru, see tundub loogiline, see tundub mulle ka loogiline, et türa see häbipost raisk. Et kui see päästab selle eest, et nagu annab nagu molli või peksa. Ja siis tuleb välja, et okei, ma nüüd ei anna. Türa, ma ei tea. Ma tõesti ei tea, kas see aitab. Loodame. Aga ongi... Fingers crossed. Fingers crossed, ega siin muud ei ole teha, kui lihtsalt puhtalt nagu loota. Sest et siin on nagu see küsimus küll, et kas sellel on tegelikult see mõju, ei tea.
elada pidevas stressis ja vastasseisus kellegagi kohtukulli ees on katsumus omaette. Maljukas ütleb, et ta on aja jooksul sellise eluga lihtsalt harjunud. Ma ise alati imestan pigem selle üle, kuidas ma jälle ennast mõnda üles kerkinud olukorda suutsin panna. Kas oleksin 2 nädalat tagasi kas või ettevaatus.ee lehte avades arvanud, et olen pärast sellises situatsioonis nagu täna ei oleks. Aga ühismeedias arutatakse, miks on hakanud Maljuka ja Legranti hallatavad seksuaalkurjategijate vägivallatsejate registrist osasid nimesid eemaldama. Legrant selgitab, et millistel tingimustel nimi maha võetakse ja kinnitab, et mitte kedagi ei võeta raha ees sealt maha, nagu sotsiaalmeedias keegi väidab. Ei raha ega ähvarduse tõttu. Nii, ma pean nüüd seda ette ütlema, sest et ma kardan, et Toomas Märten Legrant ei saa muidu aru, mida ma mõtlen. Ma ei räägi nüüd temast, aga ma räägin sellisest asjast, sellisest saidist nagu ettevaatus.ee, kui see on eraisiku, kui see on eraettevõtja käes. Et see ei ole nüüd, et ma olen nüüd Märtini suunas kriitiline, vaid ma olen eraisiku või eraettevõtte, kes haldab sellist lehte kriitiline. Millest on vaja aru saada, on see, kui nüüd see nagu ettevõte võtab positsiooni, et me ei võta raha eest sealt mitte kedagi maha. No selles mõttes, okei, jah, aga see on trust me bro. See on nagu mitte midagi muud. Kus me teame seda? Tegelikult ei tea, seda on väga raske kontrollida. Selle jaoks oleks vaja kaasata mingisugused teised instantsid, mis suudaks seda nagu kontrollida. Mis nagu riikliku selle puhul oleks nagu turvalisemad. Ja selles mõttes, kui inimene on riigi suhtes, kui inimene ei usalda riiki, siis sellele inimesele ei ole mitte ühtegi argumenti, mitte kunagi, millega seda põhjendada. Küsimus on see, kas tegelikult selline raha on olemas. Veits mängiks nüüd nagu selline huumoriga. Et okei, teeme näo. Ma usun seda. Ma usun, et mitte kedagi ei võeta raha eest sealt maha. Aga kui keegi üks ütleb mingisugune 30 miljonit eurot. No näiteks või no me alustame kas või miljonist. Ma annan praegu miljon eurot. Võtke mind palun maha. Või 5 või 30, jah. Et kas see paneks nagu mõtlema? Sest et vaata, siin ongi. Eraettevõte on nagu see, et holy shit, kui selle saab, ütleme, et selle saab ära peita ka nagu selle raha kuidagi. Niimoodi, et see ei tule välja, on ju. Siis eraettevõttel on nagu variant, eraisikul on nagu variant, et okei, tegelikult ma saan ju selle ära teha. Tegelikult ju saaks, saan raha vastu võtta ära teha. Kui see riigihalduses, siis ei saaks. Kellele see raha läheb siis? No. Kaja Kallase isale. Ühesõnaga, sa arvad, et see on mingi 10 miljon see piir? 10 kroodi. Et nagu selles mõttes see ei ole nüüd otseselt, see on nagu kriitika selle vastu, mis on ilmnenud, on see, et sealt on keegi maha võetud ja see oli nagu, mina leian, see oli tegelikult ikkagi plekk. Et noh, kurat, et nüüd on osadel inimestel kindlasti sellest tekib see, et nad ei usalda seda saiti väga enam nii palju. Et see on probleem, jah. Küsimusi tekitab asjaolu, et osad nimed on registrist eemaldatud. Maljukas on selgitanud, et veebileht on juba sattunud küberrünnaku alla ja seetõttu kutsusid kõik nimed ning leht tuli taastada. See on nagu siis, kui me raamatu tegime. Eilas oli küberrünnaku all. Täpselt sama asi. On need raamat ei läinud kaduma. No, siin IT-targad tahavad kindlasti kritiseerida, et kuidas on võimalik, et backup ei olnud, et kõik kaduma läks, on ju, aga see ei ole oluline praegu. Aga point on selles. Mõnes oli backup, aga seal ei olnud vist piisavalt, et seal vist samal ajal vist ei uuendanud mingi selline teema oli vist. Jah, selles mõttes minu Discordis mingisugused kuradi inimesed, kes on sündinud emaplaadist välja nagu sellised, ütlevad seda, et see on absurdne, et seal data kadu oli nagu nii suur, kui nad nagu ütlevad, et oli, et nagu seal ei olnud korralikku backupi. Aga vahet ei ole. Selles mõttes, et Maljukas on andnud ka väga hea nagu sellise selgituse. Jällegi, minu poolt ei ole mitte mingisugust süüdistust neile. Ma tunnen, ma pean seda ka rõhutama alati, sest et some people are fucking touchy. See ei ole otsene süüdistus, aga Maljukal on väga hea põhjendus antud. Andres Jääger on nime ja näoga selle saidil üleval.
Ja siis Andres Jääger ütleb, hea küll, ma olen olnud aastaid maksupettur ja mul on kõrvale pandud 30 miljonit eurot. Võtke mind sellelt saidilt maha, te saate 30 milli. Ja siis müstilisel kombel on sait maas 2 tundi. Ja Andrese nimi on sealt läinud. Siis on nagu küsimus, et kas on nagu võimalik või ei ole. Kui see riigihalduses, siis ma usaldaks seda süsteemi rohkem. Et seal on nagu see usalduse küsimus ja nagu lõppkokkuvõttes, millega Mallukas, ma saan aru, on ka nõus, ta on seda öelnud, et see peaks olema riigihalduses selline leht ja ma olen sellega nagu väga nõus, aga nii kaua, kuni see on erakätes, siis kõik sellised küsimused on väga põhjendatud ja teatud usaldamatus on väga põhjendatud, sellest tuleb lihtsalt aru saada. Et jällegi, toonitan, mina ei süüdista neid selles, et nad varjavad pedofiile raha eest. Ei, ma ei usu seda. Aga need küsimused on õhus sellegi poolest. Toomas Märten Legrand rääkis Delfile, et on mõned profiilid lehelt ise kustutanud. Praegu seisuga olen möönduse teinud ühele paarile, millest nii naine kui ka mees meie poole pöördusid ja oma loo ära rääkisid. See Legranti väljaütlemine on aga nüüd ette võetud ühismeedias. Nojah, mis pidi algus olema erapoolet ja avalik register hakkab nüüd juba mingit omanikupoolset modereerimist saama, kommenteerib üks Threadsis ja viitab antud artiklile. Mis see Legrant veel ütles siin, et Delfile teadavalt on ligi 50 profiili veebilehelt maha võetud. Legrand sõnas, et see võib vastutada tõele, kuna pärast esimest suuremat rünnakut tuli alustada nullist, mis tõttu võib osa profiili olla veel mitte aktiivsed, kui vabatahtlikud on need uuesti üle vaadanud, lisatakse need lehele taas. No siin ta ütleb, et nad alustasid nullist. Nii et see viitab, et back-up ei olnud. Praegu seisuga olen möönduse teinud ühele paarile, sellest ma rääkisin. Nad on siiani koos kasvatavad lapsi ning aastaid tagasi juhtunud kirjutati kehva lahkumineku arvele. Legrand lisas, et konkreetne juhtum ei olnud ka niivõrd robustne, mis tõttu ta tegigi sellise mööduse. Ei olnud mees toda naist ega lapsi peksnud ning on aru saadav, kui inimesed on oma rahu teinud ja koos edasi läinud. Te ei olnud piisavalt robustne. Noh, vot, jah. Kehva lahkumineku arvele, et siin on tõesti need küsimused, et okei, et siin on, jah, ma lugesin selle artikli läbi, kui see välja tuli ja mul oli ka nagu see, et tegelikult kui see sellise lehe teed, siis see ei ole see koht, kus kohas sa saad sellist asja modereerida. Kui on üles pandud, kui kohtulahend on olemas, siis see peaks üleval olema. Ja üks asi, mis mul veel mõttesse tuli, on see, et kas mitte Mallukas ei olnud ka seda, et nad võtavad maha inimese, kui ohver palub, sest et ohver, ta ei taha seda uuesti läbi elada. Aga ohver palutakse paluda. Ohvril palutakse paluda. Just, see on ka probleem. Täpselt samamoodi. Et ei tohiks maha võtta. Sellisel juhul. Ei tohiks. Ja ma saan aru selle taasohvristamise teema and I get that, aga üldises plaanis see on ka veider, jah. Sellepärast, et palun võtke ta sealt maha, kirjutan noaäfardusel võib-olla, mida iganes. Et selles mõttes see ka ei ole ja okei, jah. Ja kes teab, võib-olla on mingi tasu eest võimalik, et pääseda, uurib üks. Postitus allkommentaariumis viskab teine aga õhku. See on ilmselt see lugu, mida keegi kuskil kommentaariumis mainis Facebookis, et tunneb pere lähedalt ja kogu see teema oli teineteise ärapanemine ja kättemaks, mis omakorda tekitab küsimuse, kui lihtne on siis süüdistus saada. See on ka aus küsimus. Yeah. Et kui selline loogika seal on, et siis me vaatame neid lahendeid ja mingeid asju, et okei, aga võib-olla ka vaata. See ongi mind selline vennad, kes tõmbab peavedest eest välja, aga äkki ei olnud õige asi. Äkki lihtsalt kättemaks, vaata. Saadab meile mõnnidele seda rohkem jõudu ju. Seda jah. Ja nagu ma ütlesin ka, et ikkagi see sama probleem on, et me nüüd teame, et seda lehte modereeritakse, sealt võetakse osad inimesed ära, kui palutakse. Ja see ei ole tegelikult nagu, seal on väga suured küsitavused. Holy shit, see leht ei tohiks olla erakätes, see peaks olema riigi halata. Ma ei tea nüüd. Vaata, seal on see probleem, et Malluka kohta öeldakse nagu seda, et miks ta arvab, et ta on kohtumõistja. Ja esmane reaktsioon on nagu see, et kuule, aga
ta ei ole kohtumõistja, sest et ta ei ole tegelikult selle saidiga üldse seotud, vaata. Aga ei, aga no point on nagu seesama, et mis annab neile nagu õiguse kohut mõista. Ja siis su esmane mõte on see, et aga nad ei ole ju kohtumõistjad, nad on kohtulahendid, nad lihtsalt informeerivad, nad ei mõista kellelegi kohut. Aga kui sinu käes on moderatsioon ja sa valid, kes saidile jääb, siis see tähendab seda, et sa teed teadliku valiku, kes läheb nii-öelda häbiposti. Ja kui sa teed selle valiku, kes läheb ja keegi ei lähe, siis see on teatud mõistes, seal on selline kerge kohtumõistmise vaib küll. Jah, see vaikus kannab praegu. Et ühesõnaga see sait peaks olema niimoodi, kui on kohtulahend tõestab, nimed asjad klapivad, siis on üleval ja siis on kõik, siis on nii. Kui see asi aegub, siis läheb maha. Tegelikult peaks niimoodi olema. Kui see läheks riigihaldusesse, siis tõenäoliselt osade kuritegudega asjadega olekski niimoodi. Et kui kuritegu aegub, siis läheb nimekirjast maha. Toomas Märten Legrand ütleb Elu24 antud kommentaaris, inimesed võivad väita mida iganes. Kui ohver ise meie poole pöördub, et ta soovib antud asja eemaldada, kuni kohus redaktsiooni kinnitab ja uus kohtulahend üles laetakse ilma võimaluseta teda tuvastada, siis ilmselgelt tuleb ohvrit kuulata. Legrand kinnitab, et kellelegi ei tehta lehel ilusa jutu eest niisama mööndusi. Me lähtume kohtulahenditest ja avalikust infost ja mul on jumala ükskõik, kelle sõber sa oled, kui sa oled naisi peksnud või lapsi vägistanud, siis mind ei huvita, mis õnnetu lauluga sa tuled. Ja vaieldamatult enamus neist sellises stiilis kirju ka kirjutavad. Olen süütu ja kohus tegi vale otsuse. Äkki lähtuks ikka loogikast, et kohtud teavad, mida nad teevad. Mitte kedagi ei võeta raha eest maha, ei raha ega ähvarduste tõttu, kinnitab Legrand. No, mul on nagu see, et andestage mulle naiivsus, ma nagu üldiselt nagu usun ikkagi teda. Lihtsalt see, et kellegi ei tehta ilusa jutu eest niisama mööndusi, no see konkreetne see, et see kole lahkumine, kelle ta nagu maha võttis, et kuulas nad ära ja vaatas asju, siis noh, see kind of on ilusa jutu põhjal mahavõtmine, imo. Aga nii kaua, kuni seal toimub selline modereerimine, siis seal on ikkagi teatav usalduse küsimus nagu on. Aga 98% on see ettevaatus.ee on bänger sait, et selles mõttes on väga cool ja ma loodan, et riik ka otsustab nüüd, kas nad teevad selle asja kuidagi omalt poolt ka või nagu mitte. Jah, ma tahan ka ikkagi mainida see lõppu, et ma olen ka väga suur selle lehe pooldaja. Et igal juhul selline asi peab olema, et ja ikka mul ei ole ühtegi tuttavat seal. Nagu ma käisin jälle vaatamas, et äkki on mingisugune debiilik, keda ma ei kannata, et äkki on sinna sattunud, ei ole. No, siin on see näitab ära, kui vähe inimesi ma tunnen äkki. Et kui saaks mingisuguse korraliku nagu uuringu teha, et kas selline asi päriselt aitab ka, et kas ühiskonnale nagu tervikuna sellest on kasu, seepärast, et me võime nagu subjektiivselt sellele vaadata ja ütleme, et jaa, sellest on nagu abi. Aga noh, selles mõttes, kui oleks mingi hea uuring, mis tõestaks, et teate, et sellised häbipostid tegelikult, näete, siin on data, need on tegelikult ühiskonna, need ei aita absoluutselt, on ju. No siis oleks jah, siis ei ole mõtet sellisel lehel. Armastatud istoprotsent pakkus, et seal võiks olla ka kirjas, mis erakonda kuulub inimene. Okei. Aga see läheb ka vist... Aga ma ei tea. Ei, ma ei tea, kas läheb tegelikult. Ma arvan, et see ei oleks nagu... Aga noh, selles mõttes see ei ole nagu raske otsida inimese nimega, kus ta on... Jaa, aga see tuleb tööd teha, vaata, et nagu oleks lihtsam. Aga mõtle, kui see nagu mängiks vastu sellele ootusele. Pärast tulebki välja, et kõik on Isamaast. Kõik. Et ei, no ongi, et siis ma eeldan, et selle eeldus on see, et oi, kuradi, sotsid on, vaata, põhiteema on ja midagi veel, vaata, kuradi liberaalid, vaata. Ja. Kõik on Isamaast, kõik, eranditelt. Üks on EKRE-st, sama tüüp, kes hobuseid keppis. Seal on nagu see, et tõenäoliselt on kõige rohkem nimekirjas inimesi kõige suuremas erakonnas, on ju. Et noh, siis ma arvan, et sealt on Keskerakonnas on suht palju
ja kindlasti on seal inimesi, kes on sotsides, kindlasti on seal inimesi, kes on Eesti, seal ei ole eriti inimesi. Rohelisi, ma arvan, seal ei ole. Aga ma arvan, et see on suht ülene seal. Ma arvan, nende protsendid haakuvad erakondade suurusega. See on aus point. Nii, lähme korraks veel Treetsi, kuna Treets on täna populaarne olnud. Raivo Hein 20. märtsil kirjutas Treedi. 30. eluaastaks peaks sul olema sõpruskond, kes räägib ärist, rahast ja vormisolekust, mitte poliitikast ja popkultuurist. Sille Kadri kirjutas vastu. 30. eluaastaks peaks sul olema sõpruskond, kellega saad naerda selliste ebakindlate meeste üle. Et see oli ka nagu päris hea, et Raivo Hein sai jälle mingi palju negatiivset. See on see sama, mina võrdlen seda sellega, et ikka see vahepeal mõtte selle peale, kui öeldakse, et ikka kuradi edukad inimesed räägivad ideedest ja siis edutud räägivad inimestest. Siis ma kogu mõtte selle peale, et türa, ma tahaks olla selle inimese, kes ainult genereerib, ma tahaks rääkida mingit mõtteid, asja värk, ainult idee, türa, ma suren ära selle esimese 2 tunniga juba, ma ei taha rohkem sellise inimesega vestelda. Tahaks nagu, kuulaks mind ja ma saaks rääkida oma mõtteid üldse, Märdiga koos töötamisest või mis poliitikast toimub, juba Kaja Kallasest ja Donald Trumpist arvan ja idee, tappa ära ennast. Et see on ikka natuke selleks jõhker ja. Aga seal on jälle see, et see peaks olema, kui sa oled 30, sul peaks olema selline sõpruskond, kellega sa saad rääkida ühistest huvidest. On ju see tegelikult ja kuna Raivo Heina jaoks on need äri, siis tema ütleb, et see peaks see olema. Äri, raha ja vormisolek. Äri, raha ja vormisolek, jah. Ei tea. Ja siis keegi kirjutas alla, et teil on 30. eluaastates sõpru, küsimärk. Ja üks kirjutas, ma pean need sõbrad välja vahetama, kellega me raamatutest ja reisimisest räägime. Ja need vaesed, kes lastest räägivad, ma olen ammu ära blokkinud juba. Et sellised väga tore sarkasmi. Ja. Ja siis Sten Koolman kirjutas, et 30. eluaastaks peaks olema sõpruskond, kes räägib kirsturahast ja viinasokkidest ja Justamendi parimatest paladest. Kusjuures sellest rääkides, Justamendi parim pala on Viimne leht. Viimne leht? Ja minu viimne leht, kes kõnnig puhul. Ja siis üks lugu oli veel, ma ei mäleta, mis see oli, aga mulle meeldib see, et Jaan Elgul on, me ei ole vist mõelnud seda selle peale, aga Jaan Elgul on räpib päris mitmed Justamendi loos. Vist küll, jah. Ja. Et see on nagu päris pull tegelikult, et juba 96. 95. aastal, kus need laulud tulid, see Viimne leht ja see teine oli ka, tule meelde, et siis jah, Jaan Elgul räpib. Nagu rap country, et kurat, nad olid nii ajast nii ees, on ja. Rap country. Kõva. No nii on, Aga lugupeetud kallid kuulajad, meil on tegelikult Patreon ka, kus kohast te saate natuke raha maksta ja siis saate iga kuu 2 lisasaadet, sest et me muidu teeme ainult teie jaoks oma võhkarite põhisaadet 2 korda kuus. Aga kui te mõtlete, et ma tahaks 4 korda kuus, siis selle jaoks on vaja Patreoni tulla. Tulete Patreoni ja siis on kõik timmis. Aga ma ei tea, kas Andresel on mingi päeva mõte ka? Ei, ma lihtsalt tahtsin vabandada, et märtsikuus juhtus niimoodi, et 2 saadet, mis olid lihtsalt megabängerid ja nagu sellised hästi olulised saated juhtusid täpselt Patreoni nädalale. Et me ei vali selles mõttes, et nüüd me räägime Lottemaa asjadest, ei mootame ikka selle nädalale, kus me oleme avalikult. Ei ole. Nagu kui see teema on praegu teemas, siis läheb loosi. Mitte ühtegi mingisugust sellist asja ei ole, et jah, nii Pedo Võnked Vol 1000 eelmise nädala saade ja siis siin on muidugi see, et trust me bro. Ja paar nädalat varem see Lottemaa Pordumaja, eks ole, et nendest said ikka selles mõttes nagu väga-väga suured saated. Ja need on Patreonis. Et Patreonis saavad saated suureks kasvada, nii et lihtsalt väga vabandame, aga täpselt nii me liigume asjadega, nagu asjad toimuvad. Päeva mõte, mis võiks olla päeva mõte? Rääkige oma sõppedega rahast, ärist ja vormisolekust. Ja kui Ülenurmes olete, siis pange nina kinni. Ma ei tea. Head aega. Tšau.